Tere tulemast kuulama ja vaatama papsid.ee podcasti. Mina olen Kristo Tuurman. Mina olen Illimar Pilt ja suure tõenäosusega on tänases podcastis need minu viimased sõnad, mis ma räägin. See on Kristo, sinu etteaste. Täna on minu etteaste. Täna on minu ühel lemmikteemal on meil tänane podcasti salvestus, aga enne kui tänase teema juurde lähme, siis tahame tunnustada ja öelda suur aitäh muutus.ee-le, kes meie podcastil on oma toetavõla alla pannud. Ja meil on super hea uudis, et kui te veel ei ole jõudnud Kaja Kultuurikeskusesse nendele mõtterännakutele, siis meil on meie podcasti kuulajatele ka sooduskood. Nii et sooduskood papsid annab 15% alla ja kui sa kahtled, kas see võiks olla teema sulle, näiteks muutuste rännakule minna, siis tegelikult Spotify's on terved muutuse playlistid üles pandud. Tohutult hea muusika, mida mina kuulan näiteks töö tegemise taustaks, kui vahepeal on vaja natukene mõtteselgust saada, et panen Spotify's peale, nii et vaadake see muusika ka üle ja ma arvan, siis te ei kahtle, et võtate selle rännaku seal Kaja Kultuurikeskuses ka kindlasti ette. Ja siis meil papsidel on teile veel üks uudis, nimelt 2 minu lemmikteemat, raha ja suhted oleme kokku pannud ja meil on väljas selline koolitus nagu rahaauditi veebikoolitus, kus on olemas ka tööviik taustaks, et see kõik asi ka praktikasse päriselt panna. Nii et kui tahad enda soet rahaga paremaks muuta, kui paari suhtes on siuke raha tülide allikas, tekitab probleeme, pingeid ja tahaksid tegelikult hoopis selgust ja siukest ühist mõnusat tulevikuplaani, siis vaata meie rahaauditi koolitust ka meie papsid.ee lehelt. Aga nagu Illimar juba ütles ja sissejuhatus on ka tehtud, et täna me rahast ei pääse ja täna meil on üks eriti äge saatekülaline. Meil on külas investor, 3 lapse ema, koolitaja, õpetaja, rahatarkuse entusiast Kristi Saare. Tere. Tere tulemast. Äge, et sa meile siia saatesse tulid, äge, et me seal Swedbankis nägime ja et meie saate kuulajatele samamoodi seda rahatarkust natuke jagama tuled, aga ega me täna ainult rahast ei räägi, räägime natuke muudel teemadel ka. Ja me ikka alustame, et algusest alati. Kus sina oled siia ilma sündinud, kus sa oma lapsepõlv oled veetud, milline lapsepõlv sul oli? Kõik selline, mis sul nagu siuke esimesena vähe tuleb? Mina olen pärit muidu Rakverest, 2 lapsega verest. Mul on minust 3,5 aastat vanem õde. Kasvanud üles seal Rakveres linna ääres eramajas, nii et sai bussiga kooli ja tagasi sõita. Et kes teavad, Rakvere ei ole just ülisuur linn, eks öelda, et see, et sa bussiga võid sõitma ikkagi linna ääres. Ja ma tean, mul oli selline väga nunnu väike linna lapsepõlv, et palju toredaid sõpru ja sai igasuguseid asju teha ja nagu väga paljud inimesed teavad, et ma olen võib-olla selline nagu kange ja konkreetne inimene, et ega ma lapsena olin samasugune, nii et selles suhtes mu vanemad said minuga minu meelest täitsa hästi hakkama, sest see kangekaelsus ei ole mul nagu ajas tekkinud, et vaid oli juba olemas siis, kui ma juba väga väike olin. Panid vanemaid pigem paika, jah? Mitte ei pannud paika, aga ütleme, ma ikkagi tahtsin argumenteerida, et mul endal on kõige vanem laps, siis kui ta lasteaia lõpetas, siis lasteõpetaja ütles talle, et ma ei tea, et temast äkki saab poliitik ja siis ma rääkisin seda oma emale hiljem ja siis mu ema lihtsalt hakkas naerma, ta oli mingi, ma olen seda kuskil kuulnud. Olen vist isegi seda öelnud. Jah, et huvitav, et kus need geenid tulnud on, nii et eks ma ikkagi argumenteerisin ja küsisin, et miks midagi peab tegema. Et ega ma väga leplik laps ei olnud. Väga äge ja kas vanemad siis selles mõttes nagu ka vastu siis argumenteerisid seda asju ja andsid selleks üldse nagu nii-öelda võimaluse. Miks ma seda küsin, sellepärast, et ma sündisin Rakveres nagu sina. Ja ma ei tea, kas sündisid uues või vanas haiglas? Ma ei tea. Sellepärast, et selle järgi saab ma teada, mis aastal sa sündisid muideks. 89, no siis sündisid uues. Mina sündisin vanas. Ma sündisin 84, ehk siis 5 aastat sinust varem. Ja mul nagu ütleme niimoodi, et see esimesed 6 eluaastat nagu mulle meeldis ka argumenteerida, küsida miks või kuidas on. Et väga palju selleks ruumi antud, sellepärast et ühiskond oli natuke teistsugune. Lapsed räägivad siis, kui kana pissi pead, tee ära või see on paha või keegi rääkinud, miks see paha on. Ehk siis seda argumenteerimisruumi tegelikult seal kohas nagu ei tekkinudki. See tuli alles nagu natuke hiljem, kui mu ema hakkas, ta oli pedagoog, ja siis sai aru, et et kui ajad on muutunud ja kasutusmeetodeid on ka muutunud. Ja see muidugi on muutunud, aga ma pean ikkagi ütlema, et enda vanemate puhul mingid asjad, täpselt nagu see, et laps räägib siis, kui kana pissib, mina tõesti ei ole seda mitte kunagi kogenud ja ma arvan, et mingid asjad, mis tagant järgi ma sellel hetkel isegi ei mõelnud selle peale, aga mingid asjad on minust täiesti mööda läinud. Näiteks osad inimesed on üles kasvanud mingite väga rangete soostereotüüpidega, nagu
ma ei tea, ma nagu ei kuulnudki, et nagu tüdrukud võivad kõiki asju teha, mida nad tahavad ja kõik on okei, eks ju. Et kui sul on mingid ettevõtmised, asjad, mida sa tahad teha, mingid projektid, mis tahad osaleda, nagu selgita ära, miks ja kuidas ja selle koha pealt ma ütleks, et ajastu kohta oli kohati väga progressiivne. Et mõned asjad oli ikkagi parasti, kasvad 90-ndatel üles, siis täpselt 90-ndad, nagu nad kõik olid. Aga ei, pigem on ikka head mälestused. Kuidas sul koolis läks? Olid hea õpilane? Ma olin, no vaat nüüd see on muidugi hea õpilane. Ma olin hea õpilane, et ma olen selles suhtes tark lahtise peaga. Samas, ma ei tea, algklassidest mul on siiamaani mälestus, mu kirjatehnika oli 4 ja ma olin ilgelt solvunud selle peale, et see rikkus mu tunnistus ära, et kirjatehnika oli 4. Aga ja, ma pigem olin selline akadeemilise kallutatusega laps, et ma käisin kõikides ainetes olümpiaadidel ja võistlustel ja igasuguseid selliseid asju tegin. No ja siis ikkagi tahtsid poliitikuks ka saada, et ma saan aru, et ülikooli läks ikka natukene ikkagi selle suunitlusega ka või? Ja ma õppisin ülikoolis riigiteaduseid, mis on, eks mu vanemad andsid mulle ka ikkagi mõistlikku nõu, et mine arstiks või juristiks või mis iganes, eks ma ei tea, et ma osalesin mingisugustes sellistes, ma olin õpilas omavalitsuses mingisugused noorte mingid Europarlamendi simulatsioonid, asjad sellised, ma olin nagu selline hakkaja ja korraldaja ja siis praegu, mis ka Tartu Ülikoolis seesama, et kui sa tahtsid riigiteadustesse minna, siis üks komponent oli see akadeemiline test, mis tuleb teha, eks ju. Aga akadeemilisel testil on see, et kes saavad nagu seal päris nagu need tipptulemused, need saavad valida, et nagu mine kuhu iganes põhimõtteliselt. Ja siis mu vanemad olid ka mingi, et kuule. Nüüd õige otsus. Kas see riigiteadused nüüd ikkagi nagu ongi nagu päriselt see, et kui võiks nagu igale poole mujale ka minna? Aga ma arvan, et sellest oli mulle väga-väga palju kasu, et nagu konkreetse karjääri mõttes on riigiteadused ikkagi nagu täiesti mõttetu eriala, et see ei ole nii, et lõpetad ära ja nüüd mul on nagu amet või nagu töökoht, kuhu minna, eks ju. Aga sellise silmaringi laiendamise ja mõtlemisvõime kõikide nende asjade koha pealt andis ikkagi nagu väga-väga hea põhja. Ehk siis sa veel ei teadnud seda, aga praegu tagasi vaadates saad öelda, et oli hea otsus. Ja on väga vähe asju, mida sa tegelikult nagu ette tead, kuidas see välja mängib, eks ju, see, et mida sa õpid ülikoolis ja see, mis sa nagu 15 aasta pärast oma karjääris teed, nagu see, et on täiesti 2 eri asja. Millega su ema ja isa tegelesid? Minu ema ja isa on lihtsalt täiesti tavaliselt töötavad inimesed. Mu ema töötas õmblusettevõttes ja isa töötab ehituses. Okei, no et selles mõttes, et sükene, mõtlengi, et kus kohas sükene sutsakas sisse tuli, et vaataks, prooviks seda teist ja korras, et see oli juba kuidagi DNA-s siis tulnud, et... Ma mõtlen, nagu keskkond vaata nagu formuleerib, eks ju, et tihti me teeme ikkagi oma vanemate järgi midagi, tahan paremini ikka, eks ju, aga et sul on nagu see, kus sult see tuli, jah? Ja, eks see on nagu hea küsimus, eks mingid asjad mõjutavad seesama koht, et sattus väga hea klass kokku ja mingisugused sellised asjad nagu keskkonnana mõjutavad ka. Aga täpselt see sama koht, et isegi kui ma tegin igasuguseid erinevaid asju, mis mu vanemad arvasid täiesti, et millega sa tegeled, siis nad ei öelnud vähemalt ei. Ja see oli sellel hetkel ikkagi nagu väga-väga suunus, eks ju. See oli toetus, jah. Ma mõtlen mu enda töötlejale, et ma saan aru, et mul on ka, vaatan siin Kristit, ma mõtlen, et kuule, sellest võib ka siis asja saada. Kõige vanem plika mulle, et see on ka... Räägib kõige rohkem vastu sulle või? See või? Argumenteerib. See on kindel mats, et see argumenteerimist, ta nagu argumenteerib ka õpetajatega, et on seal küsimusi ka miks, et osadel õpetajal siis täitsa meeldib, tänapäeva õpetajad. Aga ma saan aru, et ma ise olen nagu vanemate kogus ja värgid, et siis tema on ka kohe kindlasti oli vaja õpilas omavalitsusse saada, et seal nagu mössata ja ta oli nagu vaja sinna saada ja nüüd teeb koolis näidendid ja asju, et erinevates projektides asjades, et ma pigem vaatan, et ta nagu üle ei pane kuidagi moodi seal, aga... Vaata, kui sa oled nagu nii noor ja sa oled koolis, siis see ongi see hetk, kus teha asju. Sul on nagu aega, energiat, tahtmist, viitsimist, mingit, sul ei ole mingit suuri kohustusi, eks ju, mis sind takistaks, et nagu mida vanemaks sa saad, seda nagu kitsamaks. See ressurss läheb, eks ju. Ööpäevad jääb vähemaks iga laste tulekuga. Tal jääb ka energiatass kuidagi väiksemaks. Aga siis sa selle pealt otsustasid siis õpetajaks hoopis minna? Kus see jaa, see oli selline huvitav kombinatsioon, sest ma läksin ülikooli, selleks, et ma saaksin ülikooli minna, oli mul vaja ka leida töökohta, eks ju, mu vanemad said mind küll toetada, aga mul oli vaja lisaks täiendavat raha teenida ja kuna üks minu tugevaid oskuseid koolis oli inglise keele oskus, siis ma ülikooli ajal ma tõlkisin telesaadete subtiitreid lisatööna. No mis saated? See on mingi hea näide. Ma olen näiteks, kui te olete kunagi vaadanud näiteks MTV-s Beavis and Buttheadi multik. Kuule! Kristi Saare tõlkis. Seda päris palju tõlkinud ja mingid MTV igasuguseid, mingid reality saateid, aga olen ka mingisugust Exploreri ja History mingisuguseid selliseid tankisaateid ja mida iganes tõlkinud.
ja noh, põhimõtteliselt ma töötasingi tõlkides neid ja andsin eratunde, tegin muid selliseid asju. Ja siis, kui mina lõpetasin ülikooli, noh siis oli veel sellest 2009 majanduslanguse põhjast, vaata, me alles nagu tulime välja ja kui ma hakkasin tööle kandideerima, no siis see oli nagu täiesti lootusetu. Sellepärast, et sa kandideerisid inimeste vastu, kellel oli sinust lihtsalt oluliselt palju rohkem kogemust. Ja mul oli veel see miinus, et noh, et kuna ma läksin 6-aastaselt kooli, noh siis ma olin nagu eriti noor kuidagi, eks ju. Ja siis noh, mitmes kohas, kus ma kandideerisin, see oli mingi, et noh, nagu muidu tore, aga noh, kui oleks nagu 10 aastat kogemust ja 5 aastat kogemust, siis oleks nagu hea. Ja noh, ma kaalusin igasuguseid asju, ma mõtlesin tegelikult sellel hetkel, et äkki ma lähen lihtsalt Eestist ära, et ma lähen kuskile nagu välisriiki, siis ma mõtlesin, et noh, et kui ma pean nagu mingit täiesti mõttetut tööd tegema, et siis ma võin seda kuskil teises riigis juba teha. Ja siis see noored kooli jäi mulle kuskilt silma, et noh, see tulnud sai nagu päris hea, et noh, et tule pane ennast proovile ja tee midagi nagu uut ägedat. Et kuna ma olin eratund andnud ja inglise keele oskusena oli mul nagu piisavalt hea, siis ma mõtlesin, et okei, et nagu noh, vaatame, et seal sa pead kandideerima, et noh, et kas sa saad nendest voorudest läbi, et kas sulle nagu pakutakse päriselt seda võimalust minna, et see nagu tabas mul mingit sellist, et noh, kuule, aga nagu vaatame, kas nagu saan hakkama, et kui nad otsivad nagu neid parimaid, et kas ma siis kvalifitseerun. Nii et ütleme natuke nagu sundolukord ka, aga ütleb, midagi pani helisema ikkagi ka, et nagu 2 asja läks ikkagi ja, no, kokku. Ega mul oli ettekujutus, et mida õpetajana töötamine tähendab. Oli üks. Ja mis see tegeliksus oli? Ei, no see tegelik oli ikkagi see, et see oli ikka väga rits. Noh, selles suhtes, et noored kooli on, noh, ta on aastate jooksul muutunud ka, eks ju, see programm, aga sisult on see, sa saad suvel 2 nädalat õpet ja siis sa lähed sinna klassi ette. No, pea ees külma vette ikkagi. Ikkagi nagu väga pea ees nagu külma vette ja see ootuste latt on ikkagi väga-väga kõrgel. Nunnupallid tulevad sulle vastu. Noh, ja siis sul on see nagu mingi 7. klass, kellel on nagu sügav eelpuberteet ja nagu täiesti ükskõik sellest, et mida sa sul tahad teha. Mina Pekki, ma olen ühe korra, ma olen lihtsalt kohe räägid õpetajakarjäärist, aga ma olen 1 tunni andnud koolis 7. klassile matemaatikat, käisin andmas asendusõpetajana ja selles suhtes ma ei taha tagasi minna nagu. Ja ei, no ma neid 7. klassi õpetasin päris palju. Ütleme üldiselt nagu, no see näide sellest absurdist, mis koolis on see, et noh, noored koolis nad käivad nagu vaatajad, käivad see tunde vaatama ja siis annavad tagasi, kuidas läheb, eks ju. Ja siis mul kohe mingi reaalselt mis esimestel nädalatel tuli vaataja tundi ja mul oli see sama 7. klass, kes oli siiamaani, mul on mälestusi. Öösel ärkad üles. Mitte päris nii hull, aga jah. Ja siis mul enne tundi algust mul tulid 2 tüdrukut ja ühel oli käes viirpapagoi ja ütles, et õpetaja, me leidsime õuest koolimaja eest linnu ja tal oli käes reaalselt viirpapagoi ja ma olin nagu mingi tegelikult ka nagu, mis asi toimub. See probleemi lahendus on mingi, noh, ma ei tea, käige kantseleis, küsige nagu pappkarp, tehke augud sisse, noh, ja siis panid see linnukese sinna karbi sisse, noh, taha klassi riiulisse, kus ta siis ei siutsud terve tunni aja, eks ju. Ja siis mul tuli see vaatleja täpselt seda tundi vaatama, mis sa arvad, kui keskendunud need 7. klassi õpilased olid selle peale, et see viirpapagoi seal kuskil siutsus. Ja siis noh, ma sain muidugi nagu väga halva hinnagu selle tunni eest, sest et noh, seal oleks kõik lappasse, mis sai minna. Ja siis noh, ma õhtul vaatasin, et sellest oli reporteris klipp ka, kuidas need tüdrukud andsid intervjuu, et noh, et leidsime viirpapagoi kooli juurest lendamast. Ja siis ma mäletan seda, kuidas ma lihtsalt õhtul kodus seda klippi vaatasin ja mõtlesin, et issand jumal, nagu, või mingi õhtulehes, noh kuskil nagu jooksin mingi meediast läbi ja siis ma olin mingi täiesti rõpp. Mida ma teinud olen, et mis eluvalikud tõid mind nagu siia hetke neid õpilasi õpitama. Sa oled muidugi seda ka öeldud. Tule, minu mõelest oleks Kristi saanud teha lõimõpet ja loodusõpetus ja mis oli inglise keel ja siis kõik need asjad nagu nii-öelda kokku panna seal. Hakkame siin vaatama papagoid ja värki. No sa öeld ka selle, et see oli sulle ka ikkagi suur nagu reaalsus, siuke nagu ütleme kontroll ka, et ikkagi, et sa oled kõike, mis puutusid kokku politseid, lastekaitsed, kõik asjad, et selles suhtes, et kui... Ja, et noh, noored kooli fookus on ikkagi see, et nad saadavad... pigem koolidesse, mis seal eksami edetabelites ei ole väga kõrgetel kohtadel, et noh, see kool, kus mina olin praeguseks on ka nagu juba oluliselt nagu teistmoodi, aga noh, sellel hetkel noh, need tulemused ei olnud võib-olla väga vapustavad ja noh, ma ei ole nagu vati sees kasvanud, et ma olen noh, nagu väikelinnast pärit, aga noh, seal sa nägid ka ikkagi ampluaad igasuguseid Rakveres Lennuki tänav ikka oli päris huvitav, kui sinna sattusid. Aga noh, see, et ma olin selle esimesel aastal, poole aasta pealt ma sain siis klassi, kelle klassi juhatajaks saada, sest et nende õpetaja läks dekreeti ja siis mulle noorele ja tooredale. Yes, mina. No ma ei ole kindel, kas ma vabatahtlikult selle vastu võtsin, aga noh, nii oli. Noh ja siis tõesti see aastate jooksul see politseisse iseloomustuste kirjutamised, osad lapsed, kes vahepeal psühhiaatria haiglas peatusid, mingid koduvägivalla probleemid, noh see läbilõige oli väga kiire ja väga brutaalne ja noh siis sa lõpuks nagu oledki, et noh, sa oled õpetajana seal klassi ees ja siis sa oled noh, et nagu noh, mul ei ole mõtet küsida sult, et miks sul kodune
töö on tegemata, sest ma tean, et sul ei olegi kodus tegelikult turvalist kohta, kus seda teha. Me ei räägi üldse kodutöös, me räägime üldse sellest, et sul on nagu elu ja siis... et sul on elu et sa tuled kooli ja ikkagi oli ka kogemust õpetades selliseid õpilisi, kelle puhul oligi see, et enne ikkagi seda, kui see lõunavahetund algas, siis enam keskendumist väga ei olnud, sellepärast et kõht oli ikkagi väga tühi, eks ju. Ikkagi, sa näed kõike põhimõtteliselt, kui koolis oled. Päris kurb. Kaua sa olid õpetaja? Sellega oli niimoodi, et see minu enda klass, kellega ma olin, kui nad lõpetasid 12. klassi, ehk siis ma olin 5 aastat olingi enam-vähem täiskohaga õpetaja, siis sealt edasi ma tegin osakoormusega, et ma hakkasin osaliselt siis juba tulevast tegema asju ja siis ma hakkasin lapsi saama. Ja siis ma käisin veel, mõned aastad hiljem käisin veel neid majandustunde väikse koormusega andmas ja siis ma vahepeal tegin pausi 2 aastat, aga nüüd see talv ma lähen uuesti ühte kooli tunde andma, nii et see on natukene paratamatus, et kui sa korra selle näpu oled koolile andnud, siis sa jõuad sinna tagasi. Ongi nii, et lähed tagasi. Ja mis sa õpetama lähed? Ma lähen õpetama 7. klassidele rahatarkust. Okei, veidi, aga ikkagi. Ikkagi see 7. jah. Vana hea 7. Midagi ei tegemata seal, mingi karma ei puhastamata. Uues 7. klass on väga huvitavad klassid tõesti. Väga äge. Aga lähme selle korra enne, kui me lähme su selle raha ja selle rahatarkuse karjääri juurde ja räägime sellest kogu vanemluse karjääri, siis ka kõigepealt, et seda vanemluse karjääri saab alustada, on see suhe on ees. Et kus teil see armastus lõkke lõi ja kokku saite? Et ma tean, et sa oled öelnud ka, et sa oled selline rohkem mõtted on olulisemad kui tunded natukene, kas tegid oma meestel Exceli valiku ja vaatasid, mis see summ rea peal tuleb? Küsimus. Ei, sellega selline naljakas lugu, et minu abikaasa ma tutvusin temaga siis, kui me olime 7. klassis. 7. juba? Tundub, et seal see karma on. Pane kirja, see läheb Kristi Saare 7. klass, see läheb podcasti peakirjaks. Mis teema sellega? Ja, et ta tuli sellesse kooli, kus mina olin, et tuli sinna paralleelklassi ja siis me olime gümnaasiumis pinginaabrid, siis me sattusime ühte klassi kokku ja esimene date oli 12. klassis, nii et meil järgmine aasta möödub esimesest kohtingust 20 aastat. Päriselt? Äge, 20 aastat olete koos olnud? Ja, et nüüd detsembris on aastapäev, siis on 19 aastat koos oldud ja siis on pulmad olid meil 2013, nii et 12 aastat. Juba abielus ka? Ja. Nii et on ikka päris hästi. Meil on see rekord seni on 33 aastat. Meie podcasti kuna ma olen ise 36, siis seda oleks keeruline teha. See paneb piiri ette. Väikse piiri paneb ette. Lasteaias ei ole 7. rühma. Aga 20 muidu oleks see võimalik olnud. Aga 20 aastat on ikkagi see pikk aeg. Lapsed, eks ju, on niisugused rasked perioode ka sellele. Eks ta muidugi on pikk aeg esiteks sellest, et see, kes sa oled keskkoolis, see, kes sa oled täiskasvanuna, et see ei ole kunagi garantii, et sa kasvad sarmaseks inimeseks. Ja kuigi need aastad on pikad olnud, siis me õppisime ülikoolis erinevates linnades. Mina läksin Tartusse ülikooli, tema läks Tallinnasse, ehk siis see täpselt, et kes käib ühel külas, teisel külas, eks ju, et see võttis ikkagi mitu aastat kokku, enne kui me osaliselt kokku kolisime ja lõpuks üldse kokku kolisime, eks ju, et paratamatult noorena seinkled ringi ja siin ja seal, eks ju. Programmeerimise periood ikkagi ka hea, et vahel tuli, et kohe ja ongi ka see sama koht, et vaata, mõlemad on oma karjääre ehitanud üles ja seal on väga palju asju, mida sa teed paralleelselt, eks ju, ja vahepeal toetad üksteist ja täpselt see sama koht, et me olime piisavalt kaua koos ka enne, kui me abiellusime ja sama, et siis võttis aeg, et lapsed sünniks, et see kindlustunne, et see inimene päriselt on see, kellega sa tahad selle elu siduda ja see sama koht, et 3 last igaühega ei saaks. Ei saaks, see on päris suur. Et see on ikka väga kõva. Excelist oli mitu korda läbi lasta. Excelit ei kasutanud, aga ei olnud ka lihtsalt niimoodi, et tunde pealt, et vaatame, mis saab. Et ikkagi neid olulisi vestluseid on aastate jooksul ikka päris palju peetud. Me tegime teistpidi, sa tegid abiellumised värgid ja nii. Me ikkagi pidime võtma selle kodulaenu ja siis 3 last ära tegema ja siis alles nüüd on õige aeg abielluda. Nüüd on õige aeg. Nüüd on kindlustunne juba. Et teistpidi seda asja. Mis sa arvad, et mis see 20 aastat, et mis seal sellised põhilised asjad on, mis te seda suhet on ühtepidi koos hoidnud või tegevused, see on
ei taha seda ju tööks nimetada, aga selles suhtes see suhe on ikkagi ju, ta on prioriteet ja siis sa ju tegutses sinna suunas ka. Et on midagi sellist ka, mis sa saad välja tuua, et mis on see nagu võti või see salarohi seal? Eks ta on esiteks väga palju selliseid pisikesi asju, et noh, eriti vaata, kui sa noor oled ja ise kõiki asju teed, siis on nagu väga lihtne natukene enesekeskseks jääda. Noh, et sa mõtled nagu ainult endale ja oma karjäärile ja oma soovidele. Noh, et see nõuab ikkagi nagu pingutust, nagu teise inimesse panustada, investeerida. Ja noh, täpselt meil on ka kordamööda see, et noh, vaata, kuidas ühel on karjääris näinud, teisel on karjääris näinud, eks üks on ühte toetanud, teine toetanud. Noh, et see hetk, et sa mingil hetkel võib-olla ütled, okei, ma teen vähem selleks, et sa saaks teha rohkem ja vastupidi. Et noh, see eeldab sellist suhteliselt kõrget emotsionaalset intelligentsust, et sa suudadki üksteise öelda, et kuule, et nagu mul praegu nagu oleks vaja rohkem või et noh, mul praegu on vaja nagu seda. Et me õnneks oleme mõlemad seda tüüpi inimesed, et noh, me siiski üritame mitte eeldada, et teine inimene suudab mõtteid lugeda, vaid päriselt ütleme. Teil olegi Igor Mangi ja noh, kui me abiellusime, siis meil üks sõber, kes seda best man, mis iganes eesti keeles on. Isamees. On isamees või? Pidas seda kõnet, siis mul kõnest väga palju peale selle ütles, et ta ei ole kunagi näinud kedagi vaidlemas niimoodi nagu meid. Sest me nagu istume maha nii, okei, mis on argumendid, mis on plussid, miinused, selgita palun, kuidas asjad käivad. Et sellel hetkel ongi, et kui tülidest rääkida, teil on nagu probleem või noh, siuke nagu tüli või ikka emotsioon võib-olla kõik asja juurde, istute maha ja hakkate nagu väitama. Eks me muidugi oleme lappesse ka nagu näinud, et selles suhtes, et tülitsemine on ka ikkagi oskus, mis võtab aega. Aga näiteks sellised asjad, et kui sa ei suuda, siis lihtsalt nagu räägime hiljem edasi, et sa ei ütle teisele inimesele näiteks halvasti. Et aeg-ajalt inimesed jagavad, kuidas nad tülitsevad, et me karjume, viskame asju, ütleme halvasti, mingi ei. Et sa võid nagu mitte nõustuda ja sa võid olla teisi inimese peale vihane ja mis iganes, aga mingi nagu selline käitumise latt nagu austuse mõttes on see, millest sa ei lähe allapoole. Et isegi kui me oleme nagu tülis olnud, siis mul ei ole kunagi nagu olnud mingit kahtlust, et ta nagu minust halvasti arvab. Mingid asjad, millega sa ei nõustu lihtsalt, aga et see, et ta nagu, ma ei arva, et läheks nüüd sõpradele ütlema, et see tropp naine, eks ju. Et see ei ole sellist kahtlustki kunagi olnud. Ma mäletan see, lihtsalt tuli meelde, kuidas mu naisel see nagu klikk käis ka, et meil algusaegadel oli see, suhe oli ikkagi väga nagu tormilise nagu algusega nagu igas mõttes. Ja siis oli ühel hetkel naine jagas, kuidas tal see klikk käis, et oli jälle nagu see emotsioonid tulid peale, nagu tüli, eks ju, põhimõtteliselt tahaks nagu need nõud võtta ja vastu mind visata, eks ju. Ja siis nagu tuli, oota. Aga ma olen nagu ma olen taga valinud ja ma olen taga ju tegelikult on nagu elu lõpuni nagu koos, et ma olen seda valiku nagu teinud ja tegelikult, oota, miks me seda praegu teeme nagu ja siis tal käis see klikk nagu ära nagu võib-olla esimesena ma ei mäleta, et sai aru sellest, et okei, kuule. Aga ikkagi mõtlen, et selles mõttes, et sellise emotsionaalse, ütleme, et küpsuse juures nagu, et päris palju me sellest tülitsemise meetodist, mis ma olen aru saanud, et me saame kaasa päritolu perekonnast, et kuidas sinu vanemad siis konflikte lahendasid või kuidas sa nägid seda siis pealt või mis kogemuse sealt said, et kuskil poolt see pidi ju tulema. Et praegu... Ma arvan, et 90-ndad on ka suuresti see, et vanemad laste ees ei tülitsenud. Jah, neil oli ju päris allgood. Teil oli majakas, ma saan aru, et teil oli ka kelder oli. Kus teid pandi sellel hetkel, kui oli vaja rääkida? Võt, hea küsimus. Aga eks ma arvan, et mind abikaasaga on suuresti päästnud see, et lihtsalt nagu me oleme mõlemad piisavalt nagu sellise avatud meelega ja uudishimulikud inimesed, et sa ei jää mingisse asja nagu kinni. See sama koht, et põhjus, miks me oleme nii kaua koos olnud, olemegi see, et me oleme mõlemad inimestena kasvanud ja üks osa sellest on, et sa õpidki ka mingeid asju, mida sul võib olla kuskilt lapsepõlvest ei tulnud või kedagi ei õpetatud sellest, et kuidas käibki suhtlemine ja suhtes olemine ja kõik muud sellised asjad. See on äge, et te olete koos selle teekonna läbi käinud, et mõlemad noortena selle teekonna läbi käinud, aga siis ühel hetkel tulid teile lapsed ja tuli üks ja tuli teine ja tuli kolmas ja kuidas see laste tulek suhet mõjutas teil? Kas lähendas, viis kokku, oli keeruline, oli raskem? Mina olen kogu aeg 3 last tahtnud, optimistlikult, täiesti tühjast kohast. Mu abikaasa oleks olnud nõus 1, nii et nagu te näete, hea kompromiss. Väga! 3. Ma kuutan ette seda vestlust, teile istume laua taha maha ja Kristi hakkab rääkima. Argumenteerime natukene. Miks 3? Ja pole midagi teha jälle, me istu siis laua taga püsti, siis on 3. Tegelikult sa võid ise plaanida, mida sa tahad.
Aga noh, minu puhul on see, et noh, ühel hetkel lihtsalt oli tunne, et noh, karjääris ja kuidagi stabiilsuses oled sellises nagu kohas, et võiks, eks ju, et oli olemas oma mingi esimene väike starter kodu ja olime abielus. Aga noh, mul võib-olla see laste saamine läks veidikene dramaatilisemalt kui keskmiselt, et meie esimene laps oli enneaegne, ta oli selline päris pisikene, et ta küll nädalatelt vedas seal sellise 34 nädalani välja, aga ta oli selline hästi tillukene, kaalus sündides kilo 600. Nii et me olime seal mitu nädalat intensiivis ja noh, ühesõnaga see mõjus ka minu tervisele. Nii et see küsimus oli alguses üldse õhus, et kas mul lubatakse rohkem lapsi saada, sellepärast, et noh, kui sellise enneaegsuse puhul võivad mõnikord olla mingisugused põhjused taga, mis ütlevad, et noh, kuule, et ta natukene nagu liiga riskantne, eks ju. Ja noh, üks asi on see, et sa füüsiliselt toibud, teine asi on see, et noh, ka sa võib-olla nagu vaimselt toibud nagu kõigest sellest, et noh, võib-olla need lapsevanemad, kellel see kogemus on seal intensiivis olla, vaata noh, kui need alarmid käivad ja need piiksud ja noh, kõik see, noh, see jätab nagu sellise omamoodi jälje, et noh, seda nunnud beebimulli kodus sul noh, võib-olla ei ole, eks ju, et kui me esimese lapsega haiglas koju saime, siis ta oli selline kilo 800, et noh, ta oli ikkagi nagu nii väike, et noh, kui kilo 800, no... ja, et esimest korda, kui mu ema esimest last tegi, ta ei julgenud teda sülle võtta, sest naist nagu, et ta on nagu nii pisikene. Et noh, meil tutvusringkonnas ei olnud ka kellegi nagu enneaegseid lapsi olnud, et noh, see oli ka midagi nagu selles suhtes nagu täiesti uut, et noh, mis see on ja kuidas see käib ja noh, mingid asjad see, et noh, et sa iga söötmise peale kaalud ja noh, kõik mingid sellised asjad, mis kaasas käivad. Ja siis oligi natuke nagu mõttekoht ja toimumist, et noh, et esiteks, et noh, et kas sa oled nõus nagu füüsiliselt, vaimselt ja noh, selles suhtes vaata paratamatult risk on, et kui üks laps on enneaegne olnud, et noh, siis ju võib ka edaspidi igasuguseid muid asju juhtuda. Ja vaatasime, kuidas nagu sellise vaimse ja füüsilise võimekusega on, et noh, meil see starterkodu oli selline 2 tooli, mõtlesin, et okei, et noh, et kui nüüd lapsi võiks veel olla, et siis oleks võib-olla vaja nagu kodu vahetada, et võiks nagu olla ikkagi nagu üks tubaga, et lapsed võiksid ka nagu oma toa saada. Siis läks, ma ei tea, kas õnneks või mitte niimoodi, et kui ma teise lapsega rasedaks jäin, siis saabus koroona. Nii et noh, kodus oli väga hea rase olla, kui kõik riik oli muidugi kinni, sest et väga palju tuttavad lihtsalt ei olnudki mind näinud, kui laps lõpuks sündis, et oli mingi said rase, et noh, et see oli 6 kuud näinud kedagi, eks ju. Ilus üllatus. Kinder surprise. Kinder surprise, aga selle Kinder surprise'iga oli see, et teine laps sündis sellel hetkel, kui olid ka ju haiglad kinni. Mis praktikas tähendas seda, et teise lapsega, kui ma haiglas olin, siis kõik asjad läksid noh, nagu lappama niimoodi, nagu nad läksid, nii et ma olin see teise lapsega tegelikult haiglas üksi. Nii et mees haiglasse sisse ei saanudki sellel hetkel. Ma olin nüüd 5 päeva seal lapsega üksi ja mees tutvuski lapsega siis, kui ma haiglast välja sain. Näitsid aknast vahepeal? No ma olin nii kõrgel korrusel, et saab väga ka, eks ju. Tema nägi lasti, see oligi 5 päevasena, et nagu noh, põhimõtteliselt, kui mind haiglast lõpuks välja lasti, et noh, see oli ka omamoodi seiklus ja noh, koroona ajal siis nagu eriti nagu kodus kinni, noh, sa ei saanud minna kuskile beebi ujumisse või mis iganes, noh, et sa olidki seal nagu kodus kinni ja lasteaed oli samal ajal kinni, eks ju, ja noh, ühesõnaga see oli nagu selline ka huvitav seik. Ja siis ma mõtlesin, et ei noh, aga kuule ikkagi see 3. Jõudsid ära unustada, siin on väike vahe. No okei, et noh, nagu, no tegelikult nagu vaata 2 on see, et ühel hetkel, noh, ta hakkas nagu minema paremaks ja 2 on nagu nii nagu standard, eks ju, et mul oli nagu tüdruk ja poiss, eks ju, et sul nagu 2 last nagu mahuvad hotellis peretuppa ja nagu autos on 2 lapsega okei ja noh, nagu selline noh, nagu see standard nagu pere, eks ju, noh, kass oli ka lemmikloomana olemas, et justkui kõik okei. Aga noh, eks seal midagi ikkagi nagu võib-olla kipitas, et noh, et ühel hetkel küsimus, et noh, et kui mitte nüüd, siis noh, nagu noh, mingist vanusest ma lihtsalt nagu ei viitsi ja ei taha võib-olla neid öid teha. Ja siis ma mõtlesin, et noh, et okei, et siis peab mõtlema selle peale, et võib-olla oleks ikkagi vaja nagu kodu suurendada. Ja mõtlesin, et noh, vaatame, et kas keegi midagi müüb ja kuna keegi midagi müünud, siis tuli maja ehitada, et oleks võimalik kuskile liikuda. Ja noh, me mõtlesime ka, et noh, et see 3. lapse vahet on nagu natuke pikem, et mul lapsed praegu on nagu 8, 5 ja 1, et noh, et natukene rohkem, et need vanemad olid natukene juba iseseisvamad, et siis kui sa uuesti selle beebiga nullist alustad ja noh, ikkagi oligi nagu selle, noh, mulle nii palju küsitud, noh, et kui 3 last juba on, et siis on nagu, noh, et võiks ju olla rohkem, ei ole kordagi olnud tunnet, et võiks olla rohkem, et ikkagi nagu noh, see 3 on see, et tunne, et nii palju neid võiks olla ja selle hetkel, kui see 3. laps sündis, nagu ei ole olnud kordagi mõtet, et neid võiks olla rohkem või midagi on puudu, et oligi see tunne, et nüüd on pere valmis.
aga kuidas selle sees kõige nagu ikkagi nagu see, et teil on 3 last, eks ju, vahepeal veel majaehitus, noh, isegi teame nagu majaehitus on küll ja küll paare lahku viinud, eks ju, ainuüksi majaehitus, rääkimata sellest, et sa paned sinna veel nagu need lapsed, noh, ja kassi ka veel sinna nagu punti, eks ju, ja töö, eks ju, sest sa nagu, noh, vist ei ole kordagi olnud ka niimoodi, et noh, ma nüüd on stepsli väljas ja no, ma nüüd tööd ei tee, eks ju, et sa oled kogu aeg ikkagi nagu töödega ka toimetanud. Kuidas sa, noh, ma ei tea, ma oskasin küsida nagu, et kuidas see sinu puhul on nagu toiminud, kuidas sa seda energiat oled võtnud, mis soovitusel nagu teistele nagu emadele nagu anda on nagu või paaridele üldse, kuidas selle sees seda paarisuhet hoida, kuidas seda sees nagu iseennast selle sees hoida? No seal on mitu asja. Noh, üks sellest on see, et see, mida ma olen korduvalt rõhutanud, on kõige parem investeering suhtesse, mis ma üldse elus olen teinud, on koristaja palkamine. Hästi, nagu reaalselt. Ütle seda uuesti, see on nagu oluline, et see jooks kõigile kohale. Number 1 investeering suhtesse, koristaja palkamine. Sest et eriti kui sul on kiire ja mis iganes nagu, siis see, et sa mõtled, et sa märkan laupäeval üles ja nüüd pean hakkama koristama, noh, see nagu ruineerib lihtsalt niimoodi. Sest et siis sa ei kutsu sõpru külla, sest et mingi, et tegelikult peaks koristama, eks ju. Ja kui mõlemal on raske nädal, siis kumbki ei taha midagi teha. No, ühesõnaga, noh, kõik abi, mis on võimalik, kas tasuta või tasuta, sinna integreerida koristaja, lapsehoidjad, vanaemad, sõbrad, mis iganes, noh, kõik see ei ole reaalne, et sa seda kahekesi nagu stabiilselt teed. Aga teine asi on ka see, et noh, reaalselt, et sa istud maha ja planeerida. Näiteks see sama majaehitus, noh, kes maja ehitanud teavad, et noh, kui full time see on. Ja me arutasime ka täpselt läbi, et okei, aga mida see praktikas tähendab, kui me seda maja hakkame ehitama. Ja me reaalselt leppisime kokku selle, et selleks majaehituse perioodiks, mis oli enam-vähem aasta aega, ma ei teinud mitte midagi. Nagu ma tegin enda tööd, eks ju, ma tegin nagu kodus mingit väga paar kriitilist asja ja ma tegin majaehitust. Mina käisin kõik ehituskoosolekud, ma olin seal viimased 6 kuud, mitmel päeval nädalas ehitusele kohal ja see ei ole reaalne, et sa sellel ei ole midagi muud teed. Ja selleks perioodiks võttis mu abikaasa absoluutselt kõik lastega seotud asjad, nagu kõik mingid toidu tegemised, riiete ostmised, noh, nagu kõik kodulogistika läks talle, et mina tegin nagu perekalendrit laias laastus, eks ju, aga kõik see orgunn keegi kuskile tuua, viia, mis iganes läks talle ja see oli kokku lepitud, et nagu, noh, ma ei saa nagu nii mitut asja korraga teha. Ja ilmselgelt kõik see koormus ühele lükata ei ole ka nagu adekvaatne, aga noh, seal oli teada, et seal on nagu see kell tiksub, et sellel hetkel, kui ehitus lõpeb, siis nagu mul vabaneb mingi hulk tunde, eks ju. Aga noh, seal majaehituse lõpus, nagu kui sa oledki nagu mingi 20-25 tundi nädalas ja nagu objektini otsustad mingeid asju, noh, siis noh, sa ei saa samal ajal teha. Et see väga selge läbirääkimine, et mida ja kuidas me teeme ja täpselt see sama koht, et kas ja kui palju me seda abi kasutame. Sest et noh, näiteks esimese lapsega samamoodi oli see, et noh, ma ei ole väga selline nagu ma ei naudi seda lapsega kodus olemist selles mõttes, et nagu see on, ta on nunnu ja ta on tore, ma võin seal olla, eks ju, aga ma tunnen nagu nii ruttu puudust sellest täiskasvanutega suhtlemisest ja kodust välja minekust, et noh, esimese lapse puhul ka kuskil see 4-5 kuu peal ma otsisin lapsehoidja, kes käis mul korra nädalas, niimoodi 4 tundi nädalas, et ma läksin mõnikord lihtsalt kohvikusse ja istusin seal ja jõin kohvi ja vaatasin lakke üksinda, eks ju. Nii et keegi ei puutud mind, keegi ei tahtnud midagi, ma isegi ei teinud tööd, vaid lihtsalt nagu mul oli noh, nagu mingisugune see oma aeg, eks ju. Ja noh, see sama koht on suhtega, et noh, et see suhte, see oma aeg, noh, ta ei teki niisama, et teise lapse puhul me vahepeal kasutasime seda, et lapsehoidja käiski nagu korra nädalas a la teisipäeviti ja oligi date night. Noh, ja läksimegi, tegime midagi, see ei pidanud üldse midagi nagu fancy't olema, eks ju, midagi uhket, aga lihtsalt, et sa lähed kodust välja ja teed midagi, eks ju. Keskkonnavahetus, pluss räägid ikkagi omavahel juttu. Ja no ütleme, see on siis, kui me maja ehitasime, siis date night oli see, et läksid kuskile kaarautosse või nagu Ikeasse, eks ju. Et noh, mu sõbrad naised ka, kui 3. laps sündis, ma tegin veel Instagramis postitus, et olin nagu Ikeas, eks ju, ja siis järgmine päev oli laps sündis, keegi kirjutas, kuule, ma nägin sind reaalselt nagu just Ikeas, et kuidas sa jõudsid, aga no siis oligi date night, nagu oli ehituspoes, sest et sul oli vaja mingeid asju kuskil otsida ja valida. Et seal on väga palju sellist planeerimist ja tegemist ja noh, ongi see sama koht, et sa ütledki, et kuule, et ma seda ei jõua või noh, mul on selle asja jooks vaja abi või see on vaja kuskile lükata, sellepärast, et noh, üldse nagu 3 lapse võttes praegu nagu noh, mul oli ettekujutus nagu, kui hull see logistika on, aga see logistika on ikkagi nagu veel hullem. Ta on veel hullem ja eriti mul on need vanused on ka niimoodi, et noh, et meil eelmine aasta oli täpselt niimoodi, et koolilaps, lasteaialapsed. Ja me kolisime sisse nii, et meil esimene öö oli öö enne 1. septembrit, eks ju. Oli nagu esimene öö uues kodus. Väga hästi planeeritud. Laps läks nagu siis 1. klassi, noh ja siis oktoobri alguses sündis nagu 3. Noh, nii et nagu ma pean ütlema, et nagu noh, see eelmise aasta sügise mälestused on hägused niimoodi, et mis seal toimus, eks ju.
aga see ongi see sama koht, et meil on Google'is on perekalender, kus on lihtsalt nagu kõik kirjas, sest muidu neid asju ei eksisteeriks, eks ju. Täpselt see, et kes on, kus on, mida teeb, kes tellib, millal süüa, kes teeb, millal süüa, kuskil on mingi nimekiri, mida lastel vaja on, kus on mingid hobid, ringid, mis iganes. Et see logistika planeerimine, et ongi praegu ka samamoodi, eks ju, et üks laks läheb hommikul ühte suunda kooli, teine peab teise suunda minema lasteaeda ja kolmas on kodus. Kui sul neid vanemaid on 2, siis sa oled ikkagi nagu vähemuses ja siis ongi variant, et kas on mingid vanemad hoidjad, keegi, kes saab panustada, eks ju, või sa vaatadki, et me oleme nüüd praegu siin natukene aega vähemuses. Et ongi seda, et mingid otsused teistmoodi. Päris reits ikkagi. Ei no, see on nagu päris pull ja mind nagu isiklikult huvitab üks nüanss selle asja juures. Et kuidas sa siis mehe üldse nõusse said või kas siis oligi temal kohe see teadlikkus või vastutus, et okei, ma siis võtangi laste asjad kõik enda peale. Sest me teeme siin papside meistriklassi ja tihti lugu mõnikord mehed või võtta isegi seda vastutust, et sinna meistriklassile kohale tulla. Ja küsivad, kuule naise käest, kuule meil on suhtes midagi jama. No, aga kuna ma Instas seda suhete teemat ka teen, siis sorry, minu number 1 soovitus naistel on lihtsalt ei ole vaja mingite jobude meestega abielluda. Et sorry tegelikult ka ja see on nii palju veidraid situatsioone aja jooksul toonud, et ma räägin sellest, et mu mees on lihtsalt, ta on nagu kompetentne täiskasvanu. Ja siis naised ja mehed on mingi, vau, ta suudab oma lastele riideid osta. Või see, et näed, et mees jalutab käruga umbes ja siis on nagu aplausid, eks ju. See ei ole midagi nagu veidrat. Mul on neid situatsioone nii palju, me käisime mõned aastad tagasi, käisime sõbrannaga koos kontserdil ja mul mees oli kaasas ja me käisime sõbrannaga kontserdil. Ja siis õhtu tulime mingi südaööl kontserdilt ja ööbimiskohta ja siis mu mees oli pannud meile mingid snäkid ja asjad nagu lauale, eks ju. Ja siis ma tegin Instagrami pilti, et pärast kontsertit snäkke, eks ju. Ja siis kui palju naisi küsisid, et kas sa nagu käskisid oma mehel laua katta või? Millega sa sundisid teda? Ja siis ma olin nagu mingi, et ei, et ta lihtsalt nagu tahab head ja teeb, et see tundub nii müstika ja näiteks see sama koht, kui ma ütlesin, et mees ostab laste riideid, see hämming, et mees teab, mis suuruses riideid tema lapsed kannavad. Sorry, latt on ikkagi nagu nii põrandal kohati. Sa tead või? Ja tean. Ma tean ka. ja see ongi nii veider, et see on nagu suur asi, et sa tead, et kujutad ette, et mõni ema oleks mingi, et mina küll ei tea nagu mingi, kui suured lapsed on, nagu mis riided nad kannavad, kus poest neist saab, eks ju. Ja mingi täpselt sama koht, et kui mu mees ei oleks minuga koos, ta oleks ikkagi eraldi seisev täiskasvanud inimene. Ja elaks arvatavasti, püsiks elus arvatavasti. Ja püsiks elus, eks ju, et käiks poes, teeks süüa. Kõik mehed ei püsiks arvatavasti. Järelikult kõik mehed ei püsiks. Kusjuures ei püsiks küll. Osad ei püsiks, aga osad on ikkagi lihtsalt väga mugavad. Ja absoluutselt. Ja teine asi on see, et eks ju, kui mõnes mõttes on jälle see, et kui see on mõlemale poolele, ongi nagu ära jaotatud see. Kui see ei ole sellega, et tegelikult üks kannatab, kui see on see ebavõrdsuse tunne, ebaõigluse tunne, kõik see, mida on tegelikult tohutult palju, mis tegelikult need paarega lahku, eks ju, ajab, sest ühel hetkel lihtsalt nagu arvata, enamasti on see naine lihtsalt, kes ei jõua seda lihtsalt vastuna võtta. Ja siis on jälle see, mis me rääkisime enne podcasti algust, eks ju, investeering on suhtesse tehtud, on 1, 2, 3 last ja siis on see, et aga mis ma nüüd teen, vaata? Kuidas ma nüüd selles suhtes eks ju nagu välja lähen, kui see otsus on juba olemas? Ütleme, väga kurb on ka see, et mul ju neid naisi on, kes jagavad oma lahkumineku otsuseid päris palju, kellele mul ikkagi postkastis aega tulevad, läksin rohkem, ma ütlen lihtsalt nagu palju õnne ja kui paljud naised pärast seda on, mul on nii palju lihtsam, sest mul on 1 laps vähem. Et ma lihtsalt tegelen nüüd lastega, kelle puhul ma saan aru, et nad on lapsed ja nendega on vaja tegeleda, et mul ei ole nagu mingit täiskasvanut, keda ma pean seal ka järgi vedama või poputama või... Siinkohal ongi see, et kuna me teeme naistele ka vahepeal koolitusi, siis mõnikord ongi see, et mis hästi lihtid praegu sisse tõid, oli ka see mugavus. Et see õpitud abitus meestel nagu tuleb ülikiiresti. Et me oleme loomult nagu laisad, isegi ka naised võivad olla samamoodi, aga naised on ikkagi selles mõttes tragimad. Neil on lihtsalt see sotsiaalne karistus. Jah, nii suur, täpselt vastustunne ikkagi sellepärast, nagu me ei kasuta seda. Ja minu meelest on ka siis, et see naine justkui oleks mehe vahepeal ise ka välja koolitanud selleks lapseks. Et nagu ma olen siin, et sul oli kohe teeme kokkulepped, asjad, värgid, särgid, et siin juba jooksis ka see asi sisse, et ma ei ole üksinda sellest protsessis. No mis me naistele ütleme seda ka, eks ju, see koht on küll vaata see, et see nunnupallikene, eks ju, sünnib, eks ju, ja see on nagu mina, eks ju, mina tean ja siis tegelikult isegi seda nagu, isegi ei jääta nagu mehele hoida näiteks. Mingi nagu kui laps on veel nagu väike umbes, et kuidas ma nüüd nagu mehele jätan, et nad ei usalda ja see usaldamatus on see mõnes mõttes sees. Ja see usaldamatus on väga tihti välja teenitud. Varasemalt? Jah.
et kui esimene laps on muidugi, see on nagu raske seda võib-olla. Ja, aga vaata, see on see, et kui esimene laps on, aga kui see mees siiamaani on demonstreerinud, et ta tegelikult ei suuda isegi kodukorras hoida, no siis sa ei usaldagi talle seda 2 nädalast last. Et noh, see on meil ka, kui me korraldame neid investeerimissündmuse konverentsi oleme aastaid teinud, siis tead mind ikkagi väga kurvaks on teinud see, et näiteks Naisinvestorite klubi aastakonverents, mida me 10 aastat korraldasime, kui ma olen teinud niisama konverentsi, seda küsimust ei ole. Naisinvestorite aastakonverentsil korduvalt on naised küsinud, et kas te pakute lastehoidu ka. Sellepärast nad ei saa tulla päevaks ära, sellepärast, et nad ei saa jätta oma last mehe juurde. Ma mõtlen, et nagu see on... Oota, aga mis siis lahendus? Koos jo, kordamööda joome. Ja kordamööda. Mis siis sinu lahendus on? Et sellele nagu... Ei lahendus on päriselt, et nagu minna lahku. Nagu, täiesti tõsiselt, et nagu, ma olen väga palju paari, kes peaksid minema lahku. Aga Eestis on lihtsalt nagu demograafiliselt on probleem, et meil on meeste põud, eks ju, et teatud vanusegruppides sa vaatad, et kui naine tahaks vähemalt sama haritud meest ja ta tahaks, et ja, mees sama intelligentset, eks ju, ja sama panustavat, siis sul ongi seda valikut suhteliselt vähe. On nii, ja meestel on väga hea seda ära kasutada, vaata seda, et see latt on madalal, et kahjuks nagu, kui me vaatame siis suhtedünaamikat, siis selle kohta oli internetis selline meem, mis natuke aega tagasi ringles, mis ajas inimesi väga vihaseks, on see, et väga heal tasemel mees on lihtsalt tavaline naine. Et nagu ei ole vägivaldne, ei joo, koristab, teeb süüa, vastutustundlik, eks ju, et keegi naise puhul nagu ei kiida selliseid asju, mehe puhul on nagu mingi vau, eks ju. Et probleem ongi selles, et kõik mehed võidavad sellest, et mõned mehed on väga-väga halvad. Sest et see langetab latti. Et ma kuulen siiamaani nagu naisi nagu suhte kohta tagasi, et ta vähemalt ei ole vägivaldne. Ma olen nagu mingi, kullake, see ei ole nagu latt. See võiks olla kuskil nagu kõrgemal. Sul on ülilahedad need punase lipu need küsimused, kastikesed, eks ju ka. Too mõni nagu siukse markantsem näide nagu sealt ka, nagu mis sul on eredamalt meelde. No tead, nende markantsete näidetega on see, et sinna punastes lipukast jõuab igasugust asju, väga palju ka ei jõua. Et väga paljud on need, kus ma otse vastan, et siin on lähisuhte vägivallase tugiliin, siin on see naiste tugikeskus, eks ju, sul on vaja kohe advokaati, sul on vaja kohe politseid, ikkagi nagu... Sellised? Ikkagi sellised, et seal on ikka tõesti ikkagi nagu väga-väga hulle case. Aga seal ongi nagu mingid sellised asjad, mille puhul mul teised jälgijad, kes loevad, mõtlevad ka, et issand, mul on nagu jumala normaalne partner, eks ju. Et ongi see, et ma ei tea, olen mehega nagu koos olnud ja ta keeldub nagu lapsega üksi koju jäämast. Mul oli üks naine, kes lihtsalt, mis viimati tõesti hämmingus oli see, et see küsimus, et kes jääb haige lapsega koju. Et esiteks on nagu meil väga kaldused tavaliselt nagu kipuvad naised jääma ja siis kõik see karjäärikaristus ja mis tuleb. Ja üks naine kirjutas, et tema mees oli nõus jääma koju siis, kui naine maksis talle selle eest, et ta jääks koju. Sa räägid päriselt praegu? Ma räägin päriselt ja õnneks on ta lahutatud, et ta jagas hiljem, et pärast lahutust elukvaliteet oli väga suur. Ja mõtlen, kuidas üks mees jõuab sellise punkti, ütleb naised, kuidas sa pead mul maksma selleks, et ma jääks oma haige lapsega koju? Enda lapsega? Enda lapsega, jah. Et minu laps on mul projekt. Las ta nüüd settib korra siin see lause nagu... Okay. Et ikka tõesti nagu mingi selliseid, mille puhul mind üllatab väga vähe, aga mind ikka üllatab ja näiteks see rahateema koha pealt ka, et vaata tavaliselt on see kinnisvara kodulaenud asjad, mis iganes. Ja siis üks küsimus, mis siiamaani ma täiesti hämmingus, kus keegi küsis, et kui ma nagu elukaaslasega koos, et me hakkame ühist kodu ostma, et kas ta siis saab teada, kui palju mu palk on? Ärge abielu. Nagu lihtsalt nagu tõesti vastas suunas üksteist suhteliselt, ärge hakake koos nagu kinnisvarastma, kui see on nagu see usalduse tase, kus te olete. Ja siis räägime sellest, et kui need asjad on juba ees, eks ju, no siis tõepoolest sa ei tahagi oma last jätta sellele nagu mehe kätte, eks ju. Või kui saad arve selle eest, et mees hoidis last. Okay. Kallis, tuled koju, siis käi sularaha automaadist läbi, siis ma koristasin kodu ära, ma saagiks sott 50. Mingi siuke värk. Ja näeks ütleme see markantne teema, kus ma see leeki ikkagi ise ka õhutan, on kogu see abiellumise teema. Räägime sellest. Ja mult keegi korra küsis, et kas õnnepalee nagu maksab sulle infat. Ei räägime sellest, et nüüd õnneks vaatad siin nagu vastu nagu kahes abielumehel, eks ju. Aga et siis on natuke julgem ka rääkida suga sel teemal. Aga räägime sel teemal, et kõigepealt sellest üldse, et kui nagu paar, eks ju, nagu saab kokku, on üldse nagu mõte mida lapsi tegema üldse hakata, tuleb selline mõte. Ja ongi see erisus. Kui sa niisama oled nagu kaks vallalist inimest koos, tehke mis tahate, eks ju, nautiga keegi teist ei sõltu, saavad mõlemad päeva pealt ära jalutada, mis iganes. Kui ikkagi valemisse tulevad lapsed, me räägime sellest, et lihtsalt naine võtab enda elu kõige suurema tervise, finants ja karjääririski
punkt, eks ju. Eestis mõõdetavalt naise palk on pärast laste saamist väiksem, see emadustrahv siin Tallinna Ülikool mõõtis, et on 7 aastat hiljem, sa ei ole tõusnud karjääris. Ütle see lausega uuesti sellest, ma tean 17 aastat, aga et samamoodi. Emadustrahv, jah. 7 aastat on tegelikult see, kus naise elu on pausil. Ja sa ei ole tõusnud karjääris samale palgatasemele. Ehk siis muidu, kui sa liigud edasi, siis sellel hetkel on sul põhimõtteliselt see, et sul on stopp. Ja kahjuks see statistika on niimoodi, et kui sa hakkad vaatama nii sissetulekut, õnnelikkus kui tervist, on see, et kui naine abiellub, tema eluiga langeb ja mehel tõuseb, sellepärast, et naine suunab osa energiast mehest hoolitsemine. Ja meestel tõuseb. Vallalised naised elavad kauem ja vallalised naised on õnnelikumad ja vallalised naised on tervemad. Ehk siis, kui naine teeb selle otsuse abielluda, siis igat pidi mõõdetavalt on tegelikult selle nagu tema elueale ja sissetulekule. Kõikidel asjadel on nagu mõju, eks ju. Oota, nüüd sa veel õnnepaneele nagu plusse ei tee väga. Nüüd ongi see küsimus on see, et ehk siis, kui sa juba võtad nagu selle otsuse oma elu siduda ja nagu neid lapsi saada, eks ju, võtadki selle väga-väga suure riski, siis mingisugune kindlustunne ei ole palju oodata. Ja see abielu on nagu kindlustunde nii baas, et ta fikseerib mingi hulga juriidilisi asju ära, et te saate üksteise pärijaks, eks ju. Sul on õigus teha terviseotsuseid üksteise eest, eks ju. Seal tekib see ülalpidamiskohustus, mis perekonnaseadusest tuleneb, et mingid väga-väga baasasjad saavad sellega paika. Ja seda küsimust on hästi palju, et miks siis ei abiellute ja inimesed mingi, tegelikult ta tahab suurt pidu või mis iganes, siis sorry, vastus on üks, kui mees ei tee ettepanekut, siis ta lihtsalt ei taha sinuga abielluda ja ta tõenäoliselt ei arva, et sina oled see inimene, kellega ta elu lõpuni koos on. Aga lapsi kõlbab ikka teha või? Jaa, vaata inimesed ka, et abielu on liiga suur pühendumus, aga 3 last ei ole, eks ju. Ja naised mõnikord küsivadki, et meil on koos kodu ja 3 last, eks ju, aga ta ikka ei taha ettepaneku teha mingit, aga miks ta teeks? Tema on saanud kõik, mida ta tahab, tal on olemas laste ema, kes neid lapsi kasvatab, tal on partner, kes finantsiliselt panustab. Miks ta peaks endast üldse midagi rohkem andma, kui ta on kõik need asjad saanud kätte ilma mingi endapoolse panuseta. Et see abielu teema on hästi-hästi intrigeeriv ja seal on selline hästi huvitav narratiiv, mida kuidagi aeg-ajalt kedatakse naistele, et see on kuidagi mingi kulla kaevamine või et tahad mehelt raha saada abiellumisega, mis iganes, et kuule, sorry, kui see mees elab mingis Mustamäe panelkas, mis kullakaeva ja see naine seal on, kui ta tahab, et kuule, teeme asja ametlikuks, eks ju. Sest teine teema, mis seal kohe alati sütitab inimesi, on see, et aga kelle nime siis laps peaks saama. See on hea, sest mul on ka see samamoodi olnud sees, sest me lapsed tulid enne abiellu, et meil oli ka samamoodi. Meil on ka. Et abiellu tuli pärast, eks ju. Ja oli ka niimoodi, et loomulikult mehe nimi ja seal oli ka samamoodi, et jah, et ta ka sellest põlvkonnast tulnud, eks ju, et oli ka okei ja seal meil ei olnud eraldi diskussiooni, aga see on jumala hea, sa oled seda jaganud ka. Minu naine ütles, et pagan, mina ju sünnitasin nad ja kasvatasin kuidas lapse elukaaslasega siis naisena panna lapsele elukaaslase nimi, võõra mehe nimi, kellega siin juriidiliselt ei seo mitte midagi, on minu meelest üldse täiesti veider, sest et statistiliselt lahku minnes 93% üksikvanemaid on naisi, ehk siis sa oled teise nimega lapsega koos. 93% on üksiknaised. On naised, jah. Et esiteks elukaaslase nimi panna tõesti üliveider, eks ju. Aga samas ka abielus esiteks see, et abielludes naine võtab mehe nime, et inimesed on mingid, see on traditsioon, mis traditsioon me räägime, et see on kristlik traditsioon, mille järgi siis naine omandit vahetatakse, eks ju, et isalt läheb siis mehele, eks ju, ja siis kandub nimi. See ei ole mitte igal pool maailmas niimoodi, on väga palju riike, kus nimesid ei vahetata, eks ju, või tehakse mingisuguseid muid lahendusi. Et see on juba esimene asi, et inimesed on väga, et mis mõttes, et naine ei võta minu nime, et osad mehed on võtab väga ego pihta seda ja siis nad räägivad mingit, et mul on vaja nime edasi kanda, mis nime, sa ei ole mingi 17. sajandi aadlik, et sul on mingi perekonna ajalugu edasi kanda, et mingi suvaline tamm, vahet pole, kas see nimi kandub edasi või ei kandu, eks ju. Et see on juba esimene koht, eks ju, et tegelikult naine ei pea võtma sinu nime ja see on ka, mida hilisemas heas abielud, et naised ei mõtle selle peale, et nad kustutavad väga suure osa oma ajalugu. Mõne inimese jaoks on see pluss, eks ju, teise jaoks on see, et sa oled teinud näiteks oma nimega karjääri, oled andnud, ma ei tea, mingi teadusartikli välja ja sa vahetad nime. Ja kõik. Ja praktikas ka, kõik see rahakulu, mis kõik need dokumentid ümberkorraldused, asjad, mis iganes. Aga see, et sa osa enda ajaloost kustutad, see on asi, millele mõeldakse tihti väga palju hiljem ja see koht, et kui sa lahutaksid, siis seda nime hakkaksid tagasi veel vahetama, see on eraldi tramm, eks ju. Aga sealt edasi siis jah, et see lapse nime, et minule ka see põhimõte väga meeldib, et
siiski naine võtab oluliselt suurema riski ja minu meelest see ei ole üldse veider, et lapsel oleks naise perekonnanimi ja inimesed on väga tihti, kes on ka võtnud niipidi, et lapsel on naise perekonnanimi või on võetud mingi uus perekonnanimi, mis iganes, siis paar ise tavaliselt suudab kokku leppida, aga siis on kuskil mingi ämb või äi või mingid sugulased, kelle jaoks on nagu mingi hiiglama suur trauma, et mis asi on toimunud, et mulle üks paar just jagas, et nad abiellusid niimoodi, et mees võttis naise nime, sest mõnikord ongi see, et kui mehel näiteks on enda isa pole olnud elus, ta ei tahagi seda nime, eks võtabki näiteks naise nime ja nad tegid sellise lahendus, et mees võttis naise nime ja siis lapsel oli ka nagu see ühine nimi ja siis seal situatsioonis nagu mehe isa ütles talle, et ta ütleb tast lahti, et ta on nagu reetnud perekonna väärtuses. Nagu, millest me siiski nagu räägime, et väga palju asju tehakse kuidagi automaatselt, sest nagu alati nii olnud. Aga ongi täpselt nagu kelle jaoks ja miks. Ja see nime teema, ta on väga hea teema, nagu ta alati kütab inimesed lihtsalt väga kuumaks, aga ta on väga hea teema sellepärast, et kui sa oma partneriga ei suuda seda teemat arutada, see on ikka juba väga-väga punane lipp. Et mitme naisel on öelnud, et nad on üritanud nagu seda arutada ja siis tuleb see täiesti sein vastu, kus mees ütlebki, et nagu, mida sa endast arvad, et mina olen mees ja muidugi tuleb minu nimi ja siis ma olen mingi kas see võib-olla on täpselt see suhtumine sellelt inimesed, kellega koos neid sa tahaks teilt olla, eks ju. Sest teil tuleb neid oluliselt veel sügavamaid teemasid tuleb ette edaspidi, mis nagu vajavad päriselt seda nagu arutelu kohta, eks ju. Kohe läheme saate kuulamise vaatamisega edasi. Aga kindlasti oled sa juba käinud Papside lehel ja märganud, et meil on olemas ka seal üks väga äge rahakoolitus. Nimelt rahaauditi koolitus. Ehk siis, kui sul on suhtes selline raha pingete allikas, võib-olla isegi tülide allikas, tunned, et on usaldamatust või niisugust turvatunde nagu puudumist, siis võtta ette rahaauditi koolitus. Saad seal lisaks sellele, et lõpetate tülid ja seal pinged, saate ka ühe selge tulevikuplaani ja loote ühist tulevikku hoopis kindlamalt ja saate oma selle rahasuhte oluliselt paremaks. Nii et lisaks on seal juures ka tööviik, ehk siis viia see päriselt praktikasse, ehk siis tulemus on üks äge suhe rahaga. Nii et võtke kindlasti rahaauditi koolitus ette. Aga nüüd jätkame. On sul veel mingeid nagu tuua, mõtlen ka praegu eriti siis naisterahvastele, kes ka kuulavad, et mis need punased lipud suhteliselt veel ole või selle just rahaga ja selle ütleme siis mitte vaimne vägivalla alla käib ka ütleme see nagu finantsvägivald, eks ju. Ja eks seal ongi see finantsvägivald, seal on nagu see, et sa võid vaielda selle palgalõhe üle üks pidi sa tahad, reaalsus on see, et naiste palgad keskmiselt on väiksemad, eriti kui nad on saanud, ka selle 7 aasta tõttu suuresti ka. Ja siis ongi see koht, et kuidas, see küsimus nagu, kuidas mees seda kompenseerib partnerile, et nagu ma üks aasta investeerimisfestivali selle küsimusega küsisin pärast teda, mul paar inimest kirjutasid, nad läksid lahku, taaskord palju õnne. Et mõtlesin, et see küsimus, mida küsida. Kas ikka on see õnne poole? Ei, tal on mõlemad pidi. Mõlemas otsas. Soodab abielluma ja võtab ka sealt raha affiliate'i pärast lahutuste pealt. Kahe otsa pealt. Aga see küsimus oli see, et kui sa enamikelt naistelt küsid, et mida nemad on teinud selleks, et oma mehe karjääri toetada, neil on vastus olemas. Kas või see, et sa oledki lastega kodus ja teinud mingeid asju. Ja nüüd, kui teistpidi küsida, et kui sa mehelt küsid, et aga mida sina oled teadlikult teinud ja panustanud selleks, et oma naise karjääri aidata, siis väga tihti see vastus oli mitte see, et mul ei ole mitte midagi teinud, vaid see, et ma ei ole kunagi selle peale isegi mõelnud, et ma peaksin midagi tegema, et oma partnerit toetada. Ja sealt jookseb väga palju asju välja see, et automaatselt, et muidugi naine on haige lapsega kodus. Miks? Ta on juba nagu olnud kodus. Ole sina nagu kodus, et see naine saaks tööle tagasi minna, eks ju. See automaatselt, et naine teeb, koristab, süüa, kõik laste logistika käib lastega arstil, mis iganes, et automaatselt jah, et naine teeb, eks ju. Tegelikult mitte üksi nendest asjadest ei ole see, et naine teeb. Mees on täiesti võimeline võtma oma haige lapse ja minema arstikabinetti. Ei juhtu temaga midagi, eks ju. Aga väga palju selliseid asju, nii et nagu me isegi ei aruta seda, et minu eeldus on niimoodi. Ja sealt see hakkabki tekkima see, et kui ühe poole karjäär on kogu aeg tugevam, tema jookseb muudkui sissetulekust eest ära ja ühel hetkel, kui sa lähed lahku, siis väga tihti ma näen neid naisi, kelle see probleem ongi see, et sul on need lapsed, kes tulevad suure tõenäosusega sinu juurde, sul on väga palju karjääri auke ja siis on see iseseisvad mees, kes läheb tõenäoliselt suure hulga varaga ja tema on teinud lennukat karjääri, eks ju, et see ebavõrdsus jookseb sisse. Suureneb ajas, eks ju. Ja ongi see igasuguste asjade pealt läbi rääkimine, et kes mille üle otsustab ja mis kulutust üle. Seal on ka nagu hästi palju selliseid isegi laste väliseid mingisuguseid nagu soo stereotüüpseid arusaame nagu kulutuste kohta.
et näiteks see, et ma ei tea, et naine kulutab raha küünte ja ripsmete ja mis iganes peale, et see on mõttetu kulu. Samas me teame, et teatud tüüpi töökeskkondades, kui sa ei kuluta seda raha küünte ja ripsmete peale, siis tõenäoliselt sa ei saa ametikõrgendust. Sest et on mingi standard, milline sa pead välja nägema, kus sa pead olema, eks ju. Ja samamoodi see, et ma ei tea, kui naised kulutavad raha mingitele mis iganes asjadele, et mingid naiste teemad, mingi mõttetu kulutamine, samas mehed kulutavad raha mingi korvpallipiletitele ja mingi jalkasärkidele, siis see on nagu tõsine hobi. Tegelikult ei ole, mõlemad on nagu täpselt sama meelelahutuskulu, eks ju, aga üks lihtsalt on, kuna naised seda teevad, et siis ta on nagu mõttetum, eks ju. Ja väga tihti see stereotüüp, et naised kulutavad hästi palju. Reaalsuses on see, et see statistika on umbes niimoodi, et nagu leibkonna kulutustes kuskil 80% on naise peal, sest et naine on see, kes otsustab. Et kui naisel tuleb koju nagu virnpakke, ei ole sellepärast, et ta on nagu mingi shoppamissõltene, vaid see on sellepärast, et lapsel oli uusi talvesaapaid vaja. Eks ju. Ja siis paistab see, et justkui naine kogu aeg kulutab raha, aga tegelikult on see, et tema tegevus nagu hoiab kogu seda maja jooksmas, eks ju, ja siis tulevadki sellised näited, et mehe emal on sünnipäev, eks ju, et kes ostab kaardi ja lilled ja need kohale toimetab, eks ju, ei ole kahjuks alati see meespool, eks ju. Et seal on nagu seal ei ole nagu üks konkreetne asi, et alati mingid asjad on nagu kokkuleppe välja kujunenud, kui see on mõlemal okei, eks ju, aga sellised nagu väikesed asjad lihtsalt kuhjuvad üksteise otsa ja nad annavad selle terviku kokku täpselt, millest ongi nagu ühel hetkel saadakse aru siis, kui minnakse lahku ja siis ongi see klassikaline, see kuuluses see, mis on see, et mu naine lahutas, sest jätsin selle veeklaasi sinna kraanikausi kõrvale, eks ju, aga selle sisu ongi nagu see süsteemne hoolimatus selle panuse ja tasakaalu koha pealt, mis lõpuks. Ja siis ma ütlengi inimesele tõesti, et nagu palju õnne, et see lõpuks nagu ta ruineerib lihtsalt nagu ära, kui sul ei ole seda tunnet, et see partner päriselt panustab. Ja pärast siis, kui on see lahutus, see naine ei saa küsida ka mehe käest, et kuule, ma aitasin sul seda karjääri teha. Ja siis on vähe neid mehi. Kui on lahutus, siis ta võib-olla osaliselt saab, aga kui on elukaaslased, nagu meil enamasti on, siis ei saa, eks ju. Mul lihtsalt õnneks on üks nagu sõber, kes on nagu teinud seda, et isegi elukaaslaste puhul ilma lasteta on see, et oli lahutus ja siis teadis, et naine oli see, kes supportis täielikult kogu seda karjäärit tollel ajal ja siis oma algatuslikult proaktiivselt mitte mingit kohustust andis ta lausa varast. Ja vaata, sellega on see sama koht, et Eestis on üks vähestest nagu siin Skandinaaviat ja Kesk-Euroopat vaates, me kasutame seda sõna vaba abielu, mis ei tähenda mitte midagi. Aga vaata, teistes riikides ta tähendab siiski, nagu, et see, kui sa oled pikka aega kellegagi koos nagu aastaid, siis elukaaslastel tekivad ka üksteise ees mingisugused finantskohustused. Eestis ei teki, et me oleme selles suhtes erand. Ja see näide, et see üks mees oli tore ja lahke, vaata, see on see sama. Teised on lihtsalt nagu nii palju teisi. Aga see ongi täpselt see koht, et sa ei saa lootama jääda selle peale, et äkki see inimene on haruldaselt lahke ja siis mul läheb hästi. Ja selle hetkel, kui nagu on mingi pauk käinud, et siis sind kaitseb ikkagi see, et mingid asjad on kirjas ja paberil, kuidas need asjad käivad. Nii et abielu on see, mida sina ütled, et igal juhul, kui sul perre tulevad lapsed, siis see peaks olema nagu baas. Ja see on ka see koht, et on okei, kui sa ei abiellu, aga siis palun vormista juriidiliselt ära need asjad, mida sulle abielu automaatselt annaks. Et aga tee siis eraldi testament, tee siis eraldi juriidilised kokkulepped mingite varade kohta, mida te ostate, tehke see kokkulepe, et kui üks partner jääb koju, kuidas teine seda rahaliselt kompenseerib, et arutage need asjad ükshaaval läbi, aga reaalsus on see, et tavaliselt, kui seda abielu ei ole, siis neid teisi asju ei ole ka läbi arutatud ja isegi üldse mitte puututud. No minu meelest juba tore oleks, kui niisugune Kristi Saare punaste lipukeste 10 küsimust, mida küsida armumisperioodil, kui mul on... Mul on, aga kusjuures mul on, kui keegi aegalt küsib, siis mul on selline 30 küsimusega list, mida ma enda koolitustel saadan nagu finantsteidiks, nagu et mida võiks partneriga läbi rääkida. Seal ongi sellised küsimused näiteks, et okei, aga palju meie meelest on mõistlik näiteks lasteharidusele kasutada, eks ju, või mis meie jaoks on nagu mõistlikud ja mõttetud kulutused, nagu päriselt midagi nagu arutada. Mul on selles finantsvabadusraamatus on ka nagu terve peatükk raha ja suhted, sest et finantsvaatest ka see, kelle sa valid oma partneriks, on elu üks kõige suuremaid rahaotsuseid. Kõige suuremaid. Sest et see, et kui keegi nagu sul ikkagi sikutab sind tagasi versus see, et kellegiga koos nagu käsikäes edasi liigud, on üüratult. Kas ta annab sulle, puhub sulle tuult purridesse, eks ju, või tegelikult on viskab sulle ankru vette, eks ju. Et see on väga suur otsus. Okei. Seal checklistis ikkagi võiks see ka olla, et
palju sa palka saad? Palju sa sisse toa? Ja, ütleme, kusjuures mul seda küsimust seal ei ole, sest ma eeldan, et kui sa juba sinna punkti jõuad, siis nagu võib-olla on sellised küsimused arutletud, aga te teete nalja, aga ei pruugi. Krista tõi siin näite sellest, et nagu mindi lahku on ja siis mees nagu sai aru sellest, et kuule, sa olid mind aidanud. Aga kahjuks mul kohe tuli 10-15 näidet sellest, kuidas mehed on naisi goldtigeriteks või mis need on õiendanud ja sõimanud on ja kus ei ole niisugust asja mingi lahkuminekutel või ma tean, kahjuks tuli ka 10-15 näidet sellest, et kus inimesed ei teagi, elavad koos juba 10 aastaid, et kui palju keegi perest palju teenib. Need ei ole ühtset rahakottigi. See on nagu tundub kurb, kui usaldamatus on ja mismoodi nad siis toimivad. Aga nüüd ma saan aru sellest, et kui sa räägidki Kristi sellest, et see standard on nii madal, et sul ei olegi midagi väga võtta, et see hirmu tunne on naisel nagu päris suur seal. Jah, et sama koht, et me korraldame neid kiirkohtingu evente seal ideekeskuses, siis mulle Saara äripartneri vallalistele ja siis meil vallalistele naisi meil seal alati on, mehi on väga raske leida. Päriselt? Ja päriselt. Sedapidi. Naisi alati on, meie on väga raske leida ja siis ütleme, see põhiline näli on see, et kui sa naise käest küsid, et mis sul on nagu mingid miinimumootused, siis ta enam-vähem on, et ta ei ela kodus emaga ja käib tööl. Wow. Vana hea nali, et see, et nagu seal oli, et jah, et kuhtud klubis ja siis mul on töö ja siis rohkem pole vajagi öelda midagi. Ja, aga see ongi see, et ta on nagu poolenisti nali, aga ta... Tegelikult on tõsi ka. Kusjuures see näitabki seda olukorda ka, kus me oleme, et näiteks kui klubides on ju reede õhtul seal mingid vallaliste värgid, siis meestel on ju rahaline sissepääs ja naistel on ju tasuta. Teistpidi on, jah. Seal on teistpidi sellepärast, et näitab seda, et seal nagu siukseid vestlusid ei peeta järelikult. Jah, et kui sa ikkagi oled, ütleme seal vanuses 30+ ja näiteks siis teitimisturul, siis ilmselgelt nagu mingid teemad, mille peale see võib-olla ei mõtle, kui sa oled 21 ja klubisse on selle hetkel laual. Räägime veel rahast, ikkagi lemmikteema mul ja siis see, ühtepidi mõtled, et miks sellest üldse rääkida, et ongi, et sa ka ju ja teilt on Eestis ka neid rahatarkuse õpetajaid on ju rohkelt, eks ju, sa ka ju räägid põhimõtteliselt söögi alla, söögi peale, sinult leiab ka teisi podcast, eks ju, kus sa oled sellest juba nagu rääkinud, sellest rahatarkusest ka ja investeerimisest ja siis ma lihtsalt kuskil kuulsin, sa nagu jagasid, et andsid koolitust ja siis tuli mingi naisterahvas tuli sulle pärast koolitust, tuli sinna juurde, ütles, et kuule, aitäh, et sa nagu rääkisid, ma sain nüüd teada, et ma ei peagi oma palka ära kulutamine järgmist palgapäeva nagu. Et nagu, et ma sain uue info endale, et ma siin arvasin, et ikkagi palk on ära kulutamiseks. Aga parem lingluses. Ja, aga sa mõtled, see idee, et hästi paljud inimesed mõtlevad säästmisele, et ma säästan selleks, et siis kulutada, et ma panen raha kõrvale ja siis ostan uue teleka. Ja see kontseptsioon, et ma panen raha kõrvale lihtsalt, et mul oleks raha kõrvale pandud ja mul oleks selline nagu kindlustunne, ei ole üldse iseenesest mõistetav kontseptsioon. Kas sa tead ka, nagu sul on äkki on sul statistikat, et kui palju üldse nagu Eesti inimestel neid sääste on või seda meelerahufondi nagu on? Et on see Eesti inimestel on, kui sa jagad nad 3 gruppi, see 1/3 on täiesti must auk. Täiesti must auk, ehk siis nad on miinuses ja et siin on see, et raha ei ole otsas mitte kuu lõpus, vaid kuu alguses, eks ju, ehk siis 1/3. See keskmine 1/3 on see, kelle kohta statistika ütleb, et neil on, kui midagi juhtuks, nad saaksid 2 hakkama. Ehk siis teil on nagu mingi mõni tuhat eurot, ehk siis kui töö kaotad, kui nagu ruttu leiad uue töö, siis on okei, kui nagu juba töö otsimine 6 kuu peale läheks, siis on ikkagi täiesti jama, eks ju. Ja siis 1/3 on see, kes päriselt midagi säästab. Ja see midagi on selline mingi 10-20% võib-olla säästumäär ja siis sealt läheb aina väiksemaks neid, kelle midagi päriselt on, eks ju. Ehk siis see, et eestlastel on rekordilised säästud, tähendab ikkagi seda, et jõukatel eestlastel on rekordilised säästud. See mediaan ei ole hüppeliselt tõusnud. Kui suur on, nagu kõik kuulajad saavad ka praegu mõelda selle peale, eks ju, et kui suur on tõenäosus, et sa mingil hetkel elu jooksul kaotad töö või üks nagu pereliige, eks ju, kaotab töö. Sul ei ole isegi vaja tööd kaotada, vaata. Üks on see, et muidugi koondamised asjad, mis iganes. Sa jääd lihtsalt haigeks. Sa oled 3 nädalat haiguslehel, et kui suur löök see koheselt ja mis on 60% või palju sa saad, eks ju. Esimeste päevade eest vist ei maksta midagi, kui sul ei ole nagu lahked tööandjad, et juba nagu oled korra nagu haige ja siis juba koheselt jama majas, eks ju. Ja pluss tuleb juurde veel sinna mingisugune autoremont, mingisugune väike üllatus näiteks kuskilt mujalt, eks ju, ja ongi olemas. Aga lähme korra tagasi selle naise juurde. Nii. Et ma tulin ka sellisest perekonnast, et kus tegelikult nagu nii-öelda elati palgapäevast palgapäeva. Tänasel päeval on mul vanemad natukene targemaks saanud selle asjaga, aga
ma sain nagu selle finantshariduse või harjumuse nagu sealt perekonnast kaasa. Ja mul läks palgapäevast palgapäevani ja mul ikkagi läks päris mitu valusat litrit vaja selle jaoks, et aru saada, et oot, et mul on tegelikult mingid puhvrid ka vaja. Aga inimesed alahindavad. Kuidas sul, Kristi, üldse see tuli, et kui me räägime sellest Rakvere perioodist, et kas siis vanematelt juba hakkas tulema, millal sa taipasid, et kuule, midagi peab teistmoodi tegema? Noh, minu pere, nagu tüüpiliselt 90 see, et ega siis investeerimisega millest midagi ei teatud, aga ma vanemad olid nagu head planeerida säästida, et selles mõttes oli nagu okei, vaata, et sissetulekud ei olnud suured, eks ju, nagu selles ajastus, eks ju, mingid Rootsi humanitaarabi ja nagu, te teate ju, milline elu selle hetkel oli. Aga et see, et keegi mingi investeerimisest midagi räägis, meil ei olnud pere tutvuslikus ühtki ettevõtjat, nagu, et see, ma ei mõelnud kunagi selle peale, et minust võiks saada ettevõtja, sellepärast, et ma ei olnud päris elus näinud nagu lähedalt, eks ju, ühtki ettevõtjat. Ja vaata see raha teemaga ongi see, et inimesed alahindavad seda, et kui suur hulk sellest on täiesti mingisugused psühholoogilised nagu tõkked, mis inimestel ees on. Kui sa inimese käest küsid, et kas raha peaks säästma, siis kõik ütlevad, et jah, et nagu peaks. Kas sa säästad? Ei, eks ju. Minu puhul see rahatarkusega oli sama, et ei olnud niimoodi, et ma nüüd sündisin, et inimesed ütlevad aega, et mõni inimene on sündinud säästi nagu ei, mulle hullult meeldib raha kulutada, minust väga nauditav tegevus, eks ju. Aga ühel hetkel ongi see, et saab mingi täiskasvanu elu reaalsus, et minu jaoks see klõps oli, ma olen seda öelnud ka, et ma läksin õpetajana tööle, sellel hetkel õpetajate palk oli 600 eurot bruto, eks ju, kui mina alustasin, eks ju, see oli enne esimest õpetajate streiki, eks ju, praeguseks meil on nagu 2 õpetajate streiki olnud, see oli, mina läksin 2011 õpetajaks. Oota, lihtsalt võrdlusega, mis praegu on? Praegu on mingi 1900. 13-14 aastaga on nii-öelda, siis on 3 korda kasvanud. Ja et selle hetkel õpetajate palk oli alustaõpetajal oli seal 600 midagi, keskmine palk siis juba ikkagi minu meelest oli seal mingi 900 kanti, et ikkagi õpetaja palk oli siis keskmises veel rohkem maas, eks ju. Ja siis, kui mul need esimesed palgad laekusid, siis ma olingi mingi, et mis elu ma nagu päriselt saan sellest elada, eks ju, et ei jookse need numbrid kokku, et tuleb midagi teha, eks ju, et see raputus, et natukene peab valus olema. Aga väga suur osa on sellest tulnud ikkagi see, et ma olen päris pidanud õppima. Et inimesed millegipärast arvavad, et nagu rahatarkus, et kui sa oled nagu täiskasvanud inimene, et sul on pere ja kodu ja kõrgharidus ja töötad kuskil ja oled justkui nagu päris täiskasvanu, et siis sa automaatselt oskad rahaga hästi käituda. Ja see ei ole nii. 4000-5000 eurot bruto ja ikka palgapäevast palgapäevani. Ja, et suure palga eelis on lihtsalt see, et sa saad nagu halbu otsuseid rohkem teha, enne kui nagu valus hakkab. Puhvrit on rohkem. Ja puhvrit on rohkem. Et sa pead ikkagi päriselt õppima samamoodi nagu kõiki igasuguseid eluoskuseid, eks ju, süüa õpid ka kunagi tegema, rahaga õpid ka käituma, eks ju, et seal on mingisugused reeglid, süsteemid, mida sa pead teadma. Mina olen ka ikkagi, ei ole niimoodi, et kõik need asjad, mida ma praegu tean, et nüüd kuskilt kirgastusid mulle. Ei, ma olen selleks väga palju raamatuid lugenud, väga palju inimestega rääkinud, väga palju ise neid asju läbi katsetanud, väga palju ise koolitanud ja sellelegi õpetanud, eks ju. Et need asjad ikkagi tulevad, kui sa sinna päriselt seda panust sisse paned. Ja see sama koht, et rahatarkustus, kui söögi alla, söögi peale, siis mida me rahatarkusest teame, ongi see, et kui inimene esimest korda kuuleb, tõenäosus on suht 0, et ta midagi teeb, eks ju. Et inimene peabki neid asju üldiselt korduvalt kuulama, sest et raha on nii emotsionaalne teema, et tal on vaja väga kõrget sellist usaldustaset, et ta üldse nagu võtaks selle ligi ja siis sul on ühel hetkel vaja tabada nagu seda head momenti, kus ta nüüd on nagu valmis, et tal on, ma ei tea, kõht-täis tuju hea, mis iganes, või vastupidi, nagu eriti suur kass on nagu peal, et okei, nüüd ma pean hakkama oma elu muutma, eks ju. Et siis ühel hetkel, kui ta on seda korduvalt kuulnud ja enam-vähem saab aru, kuidas see käib, siis ta on see, et okei, nüüd ma hakkan nagu tegutsema. Ja sellepärast ongi see, et sa võidki inimesele 10 korda rääkida, et raha tuleb säästa, ta ei tee seda ja siis ühel hetkel ta on see klõps, et okei, ma pean tegema. Ja vaata, tegelikult ma tean, et ma peaksingi tegema selleks eraldi säästukonto või panema tähtajalise hoiusele, et tal on nagu siis need mingid taustateadmised olemas, mida ta saab koheselt rakendama hakata. Et aga see nii-öelda valu on ikkagi vaja sinna tihtipeale sinna sisse panna, sinna valemisse natuke. Ma olen mingeid üksikuid inimesi näinud, nagu, kellel kuidagi nagu ta tuleb need, ma ei tea. Sul vist, sul oli ka ikkagi valud, et see õpetaja 600 eurot oli ikkagi valu. Ma olen inimesi, kes on nagu tulnud nagu tavalistest perekondadest. Ikkagi on ikka nagu valu. Ikkagi on seda valu. Ikka valu. Kas on mingi sul midagi, mis nii-öelda sulle vanemad raha kohta rääkisid, mingisugused jutud või mingid uskumused, mida sina oled pidanud nii-öelda murdma või ma ei tea, kaasa võtma? Seesama, et raha ei kasva puu otsas, ma olen seda on kõik meist nagu kuulnud. Et minu vanemad ikkagi teevad nagu sellist tavalist ja nagu ikkagi nagu rasket pingutust nõudvat tööd, eks ju, et see aru saam, et sa peadki pingutama, et seda õpetada inimestele, et sa pead pingutama, ei ole nagu iseenesest halb, eks ju, aga see tunne, et see saab kõik ainult nagu läbi suure raskuse ja vaeva tulla, tegelikult ei ole see mõtteviis,
mida sa tahaksid kaasa anda, sest et ma seal Instagramis kogemata ütlen väga vastuolulisi asju aeg-ajalt ja üks vastuolulistest lausetest, mis ma olen see väljendanud, on see, et oma tööd ei pea armastama. See on jah päris sul ja see ajab inimesi nii vihale. Endalegi natukene on vastik vastu võtta. Lihtsalt räntis mul postkastis, et kas sa oma lastele õpetad ka selliseid jumala vallatuid asju, et tööd ei pea armastama ja mingi, nagu päriselt ka tööd ei pea armastama, eks ju. Sulle võib see meeldida, see on tore, kui see meeldib, aga see on töö. Töö ei armasta nagu kunagi vastu, eks, et armastada tasub ikkagi neid asju, kust midagi vastu tuleb. Aga see sama koht, et mida räägitakse, et leia midagi, mis sa armastad ja siis sa ei tööta päevaga oma elus. Ei, kui sa teed midagi, mida sa armastad ja sellest raha ei saa, sa lihtsalt põled läbi ja sinust saab kirjastunud inimene tõenäoliselt, eks ju. Et see aru saab, et kust raha tuleb ka täiskasvanud inimesed, kes teevad tööd ja saavad head palka, ei saa tegelikult sellest põhimõttest aru, et mis see tähendab, et mul on mingi väärtuspakkumine ja kust tuleb see number, mida tööandja mulle palgaks kirjutab ja mida ma pean tegema selleks, et seda palka päriselt juurde saama. Et seal on see teemade valik on lihtsalt nagu nii suur, mis on tegelikult inimesed on täiesti puudu. Et nad ei olegi nagu võtnud ka aega, et mõelda selle peale, sellepärast, et terve elu sa teed kogu aeg otsuseid, mis on rahaga seotud ja ta on nagu justkui automaatselt kõikide otsuste osa, aga sa ei võta nagu eraldi seda fokusseerimishetke, et okei, et ma mõtlengi nüüd päriselt rahale ja sellega seonduvatele asjadele, mis ma teen. Ja siin on ka mingid naljakaid situatsioone olnud, näiteks mingi aastaid tagasi me tegime ühte koolitust naistele ja siis me testisime seal selliseid rahaga seotud selliseid ütlusi, eks ju. Ja Harv Ekeri raamatus on neid virni. Üks nendest, mis inimesi alati tekitab, on see, et rikkad inimesed on ausad ja head, vaata, mille peale inimesed tõmbavad nagu niimoodi. Aga siis seal oli üks naisterahvas, kes keset koolitust tõusis püsti, ütles, et teate, ma saan nüüd aru, milles mu probleem on. Ma ei taha oma mehest rohkem teenida. Sest et see oli tema jaoks nagu nii oluline selline nagu kuidagi nagu pere dünaamika osa, et mees on see, kes hoolitseb ja üks komponent sellest hoolitsemisest on see, et mees peab teenima rohkem. Ja tema tundis, et kui ta nagu pingutaks ja teeniks rohkem, siis ta hakkab nagu seda paati kõigutama. Ja ma andsin natuke aega tagasi just ühele artiklile kommentaari ka teemal, et nagu pered, kus naised teenivad oluliselt rohkem ja väga paljudel naistel on see kogemus, et kui nemad hakkavad teenima oluliselt rohkem, siis suhe läheb kiiva. Ja kas statistika ütleb sama ju? Ja. See on see samamoodi ja lisaks veel juurde meestel tekivad erektsiooniprobleemid. Koduvägivald suureneb. Ja, ehk siis see on statistika räägib puhtalt sellele kasuks, et kui mehed kaotavad, kui mees teenib vähem kui naine ja hakkab rohkem teenima, mitte midagi ei juhtu. Aga kui naine hakkab teenima meest rohkem, hakkavad asjad juhtuma. Ma küsin siin statistika mõttes kõrvalt saatejuhilt. Kristo, kuidas sa kogeksid enda eneseväärtustamise baasvajadust, emotsionaalset baasvajadust, kui su naine teeniks just 2 korda rohkem raha? Nii, minul on selles suhtes hästi sellega, sellepärast, et ma olen mõlemad läbi teinud. Ma olen piltlikult võib öelda, et ma olen olnud ülalpeetav oma naise poolt. Sellel ajal, kui ettevõtted sai ehitatud, mul oli miinimumpalk ja kõik. Ja ainuke asi, kuidas ma ellu jäin, oli see, et naine toetas mind. Ja vastupidi ka, kui naine oli lastega, eks ju, mingisuguse perioodi kodus, siis oli mina ainukene sissetuleku tooja, eks ju, meil kaua olid lapsed. No täpselt, mul täpselt sama kogemus. Mõlemad on nagu tehtud, aga... Sama kogemus, naisülalpeetav olla. Aga selles suhtes, jälle... Õnneks ei tekkinud direktsiooni probleeme. Statistika ütleb jälle vastupidi. Et tõepoolest, et see on probleem, et seda ei võeta nagu vastu ja see on siis see vist ühiskonna nagu see uskumus, mis on nii sees, et see mees on ikkagi provider, eks ju, ja siis kui see B-tähega sõna kohe tuleb, siis on nagu see, et nagu... Ja seal, ta lähebki selles suhtes, mina näen väga palju just nagu jõukamaid naisi, kes ongi nagu see, et tahaks nagu teitida, aga teitides on ka probleem, kui on kõrge palgaline naine, siis mõnikord ütled, kui need palganumbrid tulevad lauale, siis järgmist teiti ei tule, sest et mehe ego ei võta seda vastu. Aga küsimus sulle vastupidi, kui kas sa oled naistega, eks ju, teed palju nagu tööd, eks ju, ja koolitustel käid ja teed nende nagu küsitlus, eks ju, kas naistel on see nii-öelda okei või on ikkagi, sest ma olen lihtsalt lugenud seda mingi Bumble'i ja neid Tinderi nagu neid uuringuid, eks ju, kus naistel on endiselt oluline, keskmisel siis naisel oluline, et mees teeniks rohkem. Ehk siis see on nagu see nii-öelda ühtepidi nagu naistega enda poolt nagu soov endiselt veel alles, et see ei ole niimoodi, et mul on jumala okei, fine, et ma teenin meest rohkem, vaid seal ikkagi mingi soov veel on, et mees teeniks nagu rohkem. Vaata, seal jooksevad asjad nagu natukene risti, et üks asi on see, et kui see mees midagi muud lauale ei too, siis toogu vähemalt raha. Saad aru, eks ju, et kui see mees, aga reaalsus on see, kui see mees on samal ajal emotsionaalselt intelligentne, panustab peresse, on toetav partner, siis sellest palgast on rohkem suva.
eks ju, aga kui nagu kogu kodu ja lapsed ja peremajandus on noh, nagu sinu peal niikuinii, no vähemalt ta siis teenib raha, et on nagu noh, jutuvärkides mingigi kasu temast. Et Dioni kaunistust pole vaja, et kui ta siis nagu raha ka ei teeni, et noh, siis nagu mis siis nagu üldse teed, eks ju? Okay, Karl. Kristi Saare podcast saab, ma ei tea, meil tavaliselt on 5 riilsi, meil tõmbame siit 10 vist, siin päris häid ütlusi tuleb. Aga noh, selle palgaga on see, et ma olen näinud ka selliseid suhteid, kus tõesti, kus naine on miljonär ja mees teeb mingit täiesti alla keskmise palgaga tööd. Ja toimib ja see toimimine on eelkõige mehe taga kinni. Et nagu kas tema suudab... Ja vastu võtta, ei ongi, nagu me rääksime, vastu pidi ei ole probleemi. Ja kas ta nagu suudab panustada, eks ju. Kui on niimoodi, et noh, et ala üks teenib nagu 2000, teine teenib 4000, eks ju, see tasakaal, noh, tavaliselt seal on nagu mingisugune latt, et noh, et meil on mingi elustandard, mida me tahame ja see on okei, et see teenid vähem, aga seal on nagu noh, mingi nagu ootus, et noh, et sa nagu midagi panustad, mis natukene peegeldub seda, et sellist nagu ambitsioonikust või nagu peale hakkamist, et noh, et kui sa siiski nagu pingutad ja midagi teed, noh, siis sa ei teeni miinimumpalka. See on vist see teine omadus ka vaata, et ongi, sa tegelikult tahad seda nagu näha, kui sa ise oled ambitsioonika, seda elus kuhugi jõuda, siis ootad oma partnerilt vaata sama. Ja siis et ta kas teeb seda või ta toetab, emba kumba. Ja noh, probleem ongi see, et kui ta ei tee kumbagi. Et ta ise ei pinguta ja ta on selle vastu, et see teed, et noh, mina olen ikkagi aastate jooksul neid naisi näinud, kes mulle kurdavad seda, et nad tahavad minna õppima, karjääri vahetama, investeerida, mees ei luba. Ja põhjus on siis see vist, et jälle saab iseseisvaks. Hirm, et siis ta saab liiga iseseisvaks, eks ju. Siis ma ei kontrolli enam oma naist. Jah, see on hirm ikkagi. Nüüd lähevad asjad hakkavad libisema käelt ära. Et jälle üks testimine kõikidele naistele, et pakkuge mehele välja, et lähete õppima investeerimist või alustate investeerimisega ja vaadake, mis vastus tuleb, eks ju. Hakkab pärisema. Laseb nagu kutsikest toonurka või kutab ennast kokku. Karm. Väga karm. Okei, aga nüüd see koht, et kui nüüd kuulavad, ütleme, on need et see on, ütleme, see 5 punkt neil, mis nad sellest rahatarkusest oma elus on nagu kuulnud ja nüüd see 5 nüüd neid mõjutab niimoodi, et okei, kuule, nüüd ma hakkan tegema midagi, nüüd ma teen selle nagu sammu. Siis Kristi Saare soovitused, esimesed sammud, nüüd ta kuulis seda, et okei, kuule, mul on rahaga käest ära, mul ei ole seda, nagu ei ole puhvrit, mul ei ole investeeringuid, ma olen, ma ei tea, 30, ma ei tea, ma olen 39 aastane, mida ma nüüd tegema peaksin, olen lasknud oma 39 aastat siiamaani käest ära. No õnneks praeguseks alustuses teekond on tegelikult nagu väga selge. Et see ei saa nagu väga puusse panna. Vaatad, kuhu su raha läheb. Kui sa ei tea, kuhu su raha läheb, siis sa ei tea, kas ta läheb kuskile musta auku või ta läheb kuskile mõistlikusse kohta, eks ju, et vaatad kulud üle, sa saad kohe mingeid otsuseid ja muudatusi teha, järgmine kuu saab juba olla parem, eks ju. Seesama puhver, kui sul ei ole seda säästepuhvrit, siis ei tohikski öösel stressist magada, sellepärast, et väga vähe on vaja selleks, et sa kukuksidki sinna laenu auku põhimõtteliselt, eks ju. Ja säästmine, vahet pole, kuidas sa teed, vaata, see on nagu see, et if it's stupid, but it works, eks ju, et kui pangakontole ei sobi, kanna teisele pangakontole, olen näinud inimesi, täiskasvanud inimesi, kes koguvad kodus sellesse laste hoiupõrsesse, mitte see, kus on see auk all, vaid see, mille kallale peab minema vaata haamriga, sellepärast, et piinlik oleks sinna kallale minna, aga siis ta püsib, et sul on vaja seda mingisugust puhvrit. Enamikel inimestel, säästmisel tuleb piir ette. Kui sa ei tee midagi nagu jõhkralt ebamõistlikku, säästmisel tuleb piir ette ja sealt järgmine samm on sissetulek. Ja see inimesi hirmutab, see, et sa lähed palka juurde küsima, see, et sa pead midagi juurde õppima, sa pead natuke ebamugavustsoonist ennast välja viima. Aga lihtsalt näide on see, et kui sa oled 25, eks ju näiteks, ja sa saad 100 eurot kuus palgatõusu, see on pensioni jaoks rohkem kui 40 000 eurot. Eeldusel, et sul isegi ühtegi teist palgatõusu ei ole. See, et 40 000 eurot panna ise aastate jooksul kõrvale, on päris palju tööd. Või räägime selle, et sa paned nagu teed veel suurema, paned 400 või 500 eurot kõrvale ja sul on 1 000 000. Ja sealt edasi, põhiasjad on pensionisambad, eks ju, teine, kolmas sammas riigi poolt maksusoodustusega, eks ju, väga ilmselgelt lihtne, automaatne, kõik, mida me investeerimisest tahame, maksusoodustus, lihtne, automaatne, odav, eks ju, läheb turgudele. Ja sealt edasi on nagu suht suva, mida sa teed, lihtsalt tee midagi. Selleks, et midagi tegema hakata, natukene tõenäoliselt tuleb siiski õppida, et sa võid kõhutunde pealt alustada väikeste summadega, aga kui need summad hakkavad suuremaks minema, siis ühel hetkel on nagu valus rahast ilma jääda mingite halbade otsuste pärast, et mingi baasteadmine ja selle baasteadmisega praegu, kui mina 15 aastat tagasi alustasin, siis praegu näiteks vaata need suured finantsgrupid, mis on, neid ei olnud siis, meie lõime need, eks ju, et sa lähedki kuskile Facebooki gruppi, sa tuled jälgid, ma ei tea, minu või kellegi teise Instat, sul on Virn finantspodcast, ma käin ise näiteks tööandjate kutsel, käin ettevõtetes rahatarkusest rääkimas, uksest ja aknast,
vali, mis iganes formaat sulle sobib, natukene kuula, oled nagu juba paari osa kuulanud, mõnda raamatut läbi sirvinud, vaatad, et kuule, et nagu 3 inimest on öeldud, et see asi on oluline, võta hetk ja vaata üle. Et see ei ole idee, et sa pead mingi 1000 tunde sinna panema ja kõik asjad nagu selgeks õppima. See sama koht, et võta nagu korra kuus või korra nädalas nagu istu pool tundi maha ja et ma tegelen rahaasjadega ja saab ikkagi nagu üli palju asju tegelikult juba korda tehtud. Ja hoolima sellega ütlen juurde, et ükstapuha, kui vana sa oled, su tuleviku sina tänab sind ikkagi, et sa nüüd praegu sellega alustad. Ja see mõnikord arvatakse, et on hilja alustada, siis lemmik alustajate koolitusel osale üks naisterahvas, 76. 76? Jah, mees oli kõrvalt ära sunud ja siis ta oli avastanud igasugused asjad nagu internetti, rahatarkus ja nagu kõik muud. Ja tuli sinna koolitused, oli mingit et ma hakkan investeerima, eks ju. Ja siis ta oligi, et aga minu suguvõsas kõik naised elavad 100-aastaseks. Eks kui sa oled 76, sul on 25 aastat, sa jõuad nii seda portfelli kasvatada, kui ka sellest elada, eks ju. Et siis mul ongi eriti naljakas, kui mingi 40-ndates inimesed on mingi, mul on liiga vala, eks ju. Kirjutame ennast elust välja nüüd kõik. Sa oled 40, sa töötad juba veel 25 aastat vähemalt. No meie puhul rohkem segi, jah. Ja tõenäoliselt veelgi, et see on nagu üüratult pikk aeg, kus jõuab väga palju asju ära teha. Täiega. Aga nüüd, kui sellele ütleb, okei, nüüd on see, et andsime selle nagu sammu kätte, vaatavad meelerahufond oleks ilusasti olemas, eks ju, seal 3-6 kuud oleks esimene paigas, eks ju, paneks seal tähtajalise hoiusele, sambad on nii-öelda korras, teevad oma esimese investeerimissamme, aga nüüd see inimene, nagu sa ütlesid, see, kellel ei ole raha, no ma ei tea, võtame kas või mingi üksik ema, kellel on nagu tõesti, tal on võib-olla käib 1,5 koha peal tööl, sest tal nagu ei ole ja siis tuleb keegi Kristi Saare ütleb talle, et tee rohkem tööd. Ja, aga mina ei ütle, et tee rohkem tööd. Mina ütlen, et tee mõtestatult tööd. Et see sama koht, et sa oledki see üksik ema ja 1,5 kohaga, usu mind, ma olen neid 1,5 kohaga üksik emasid väga palju näinud, kellel mehed alimente ei maksa. Aga siis see küsimus ongi see, et see sama näiteks karjääri planeerimine oskusena, et okei, need asjad, mida ma teen, kas ma saaksin selle sama asja eest natuke rohkem siin raha küsida või kuskil mujal natuke rohkem küsida, eks ju. Kas ma saaksin mingit asja teha veidikene vähem, aga näiteks kallimale kliendile, eks ju. Et sa hakkadki mõtlema, et iga väike asi, kas ma saan seda natukene timmida paremaks, et seda hingamisruumi tuleks, eks, et ongi see, et ma ei saa minna ülikooli uut asja õppima, aga äkki ma saan võtta ikkagi nagu igast nädalast tund aega ja näiteks läbin mingi kursuse, mis annab mulle mingid oskuseid, et kuskile minna. Tänapäeval õppimine on tehtud nii lihtsaks, et see on lausa nagu patt mitte seda ette võtta. Aga mida mina siit kuulen praegu ongi see, et lihtsalt nagu, kus oli algus, nagu mulgi oli nagu keeruline aru saada sellest, et ma ei pea palgapäevani elama, oli see, et peatu korra. Lihtsalt hetkeks peatu, ära mine kogu aeg selle rattaga kaasa, selle programmiga, mis on nagu nii-öelda sisse pandud, vaid lihtsalt korra peatu ja ära mine tööle. Hinga läbi ja ma ei läinud tööle ja hakkasin väärtustama. Et ma olin seda tüüpi tegelane, kes tegi seda, mida ta armastas. Et ma sain väga head nõu siis kalli sõbra Jesper Parve käest, ütles, et Jesper ütles, tee seda, mida sa armastad ja siis tuleb küllus. Ja ma võtsin selle uskumise endale, tegin seda, mida ma armastasin, ma väärtustasin väga seda energiat, mis ma sinna panustasin ja tõepoolest ma täna teeningi enda sissetulekut ilma, et ma saaksin aru, et ma tööd teeksin. Et lihtsalt ma nii tohutult naudin seda protsessi, aga ma olen ka sinna sellele numbri pannud enda sellele energiale, mis ma sinna panen ja ma tean seda kvaliteeti ja seda kohta, kus on. Aga selle jaoks oli vaja peatuda, et korraks, sest muidu mul on kogu aeg hirmu, et ma olen ju puuduse energias, et mul saab juba raha otsa. Ma ei saa töökohta vahetada, ma ei saa minna küsima palka, seepärast, et äkki ta laseb mind lahti. Ma niigi olen siin, nagu tegelikult ongi see hetk, kus sa peatud, hingad korra läbi ja vaatad, et okei. Ja siis lähed palka küsima või? Näiteks see sama hirm, eks palka juurde küsida, mul on selle kohta on ka inimesed igast huvitavad asju rääkinud. Kõige huvitavam reaktsioon palga juurde küsimise kohta on see, et rohkem üks inimene on öelnud niimoodi, et ma ei lähe anuma. Vaata, mis suhtumine see on, et see sinu meelest on alandav minna palka juurde küsima, et tänapäeval sa oled ikkagi oma tööandja partner. Enese väärtustamine ju. No täpselt, aga tema jaoks ei olnud see peegeldus tema enese väärtustamisest, vaid see, et see on mingi väline hindamine, et keegi ütleb, et sa ei ole seda väärt ja kui sa lähed midagi juurde küsima, et siis see ei ole õigustatud. Ja siis oleme 10 aastat sama palga peal ja siis sellepärast, et nagu paraku on niimoodi, et vähe on neid ettevõtjaid, kes proaktiivselt tulevad sulle juurde, et kuule, ma mõtlesin, et paneks sulle 20% juurde täna. On, aga lihtsalt nagu see, aga neid on vähe. Ja, et seal ongi see, et väga suur hulka rahaasjadega seotud ongi see, et inimesed arvavad, et selleks, et olla rahatark, sul on vaja mingit väga head matemaatikooskust. Tegelikult kõige see võtmeoskus on ikkagi selline puhas enesekindlus. Et see distsipliin ja tegutsemine, see, et vaata, inimesed mõtlevad, et self-care on nagu see, et lähen spaasse. Ja vaata, self-care on see, et sa teed päriselt nagu raskeid asju, et sul endal oleks parem.
et sa võtadki selle ette, et ma lähen küsin palka juurde, ma võtangi selle, et ma õpin ja pingutan ja teen mingeid asju selleks, et oleks parem. Ja muidugi on mugav seda mitte teha. Ja see on üks rahatarkuse võtmeküsimusi, et kui me räägime rahatarkusest, me tihti alustame sellest, et pensionieas, et oleks hea minna pensionile. Eestis pooled pensionärid töötavad mitte sellepärast, et nad hullult armastavad oma tööd, vaid lihtsalt sellepärast, et väga palju rahaliselt on vaja. Mida nooremale inimesele sa seda räägid, et kunagi võiks pensionile minna, seda rohkem suva. Ta sellest tegelikult on, sest meil on nii raske ette kujutada ennast ette, kui ta 72. Mingi täiesti võõras inimene, sa ei tunne, et ma jätan nüüd täna võib-olla mingi latte ostmata ja siis kui ma olen 72, ma olen hullult tänulik. Ma olen 5 aastase tagusega võrreldes juba täpselt, eks ju. Me ei suuda ennast ka 5 aastat tulevikku väga hästi ette kujutada ja see on see rahatarkuse see põhiskill, et trenni puhul ka mõtled, et võiks trenni minna, kas sa päriselt lähed, rahatarkusega on sama, et võiks siin midagi korda teha, aga tegelikult hullult tore on raha kulutada. Mul ka küsitakse seda väga tihti, et kas sa oled mingi megakooner või et kas sa naudid säästmist. Ma absoluutselt ei naudi säästmist. Mulle meeldib väga reisida, ma käin välismaal kontsertitel, mulle ikkagi meeldivad ilusad asjad. Ma ehitasin maja, kõige ebamõistlikum raha otsus üldse, eks ju. Aga mulle meeldib see teadmine, et kui ma neid kulutusi teen, siis mu tulevik ei ole selle pärast halvem. Et ma saan neid otsuseid teha niimoodi, et tulevikus on ka hästi. Ja väga paljud inimesed kahjuks elavad niimoodi, et praegu on hästi, aga tulevikus on halvem. Ja täpselt niimoodi, võtavad tuleviku arvelt seda. Me räägime ka sama, võtsid meie sõnad suust ära, meil on sama, et me räägime sellest enesearmastusest ja enesearmastus on enesedistsipliin. Sama, et tegelikult sa hoiad siin keha, tunda ennast tervena, sa pead tegema neid otsuseid ja seda tulevikku vaatavalt ja distsiplineeritult. Ja muidu ei ole, ja rahaga täpselt samamoodi. Distsiplineeritult, ettevaatavalt tuleb seda ümber käia. Kahekesi paaris. Palju lihtsam teha, eks ju. Et ei saa olla ka, ma olen neid inimesi suhtes ka, et üks säästab ja teine kulutab. See suhe ka. Ühele lainele tuleb saada. Siin jälle soovitan meie seda raha auditi. Üks koju ja teine muudkui laob need ahju. Ja, et seda ühele lainele saamine on hea. Aga mul on hästi hea meel on enda selle keskmise tütre üle, vanema tütre üle, et ta on selline nii-öelda, ma arvan, et tal selle investeerimisega tuleb hästi, sest ta oskab ema seda, kuidas seda nimetatakse seda nüüd Iinuskoi või? Ei. Ooner või? Ei. Oma seda heaolu ta suudab või panna tallele. Ehk siis näiteks, kui räägime mingitest kommidest. See edasi lükatud nauding. Täpselt, edasi lükatud nauding, aitäh. Ehk siis ta suudab võtta mingist kommist väikest tükki, eks ju. Ja siis väga hea, paneb ta endale tallele selleks ajaks, kui ta seda võib-olla rohkem tahab, eks ju. Me oleme rääkinud, eks ju, rahast ja rahatarkusest ka ja investeerimisest ja pangast natuke 7-aastasele saab päris palju põdelt rääkida. Kuidas sina, mida oma lastele kaasa annad, et just kui 1-aastasele sa veel midagi, eks ju, aga ütleme siuke, võtame vanus 4-5. Äkki võtad korra ära, ütled, et pärast saad 2 laksu rohkem tõmmata. See laste rahatarkus on ka hästi intrigeeriv teema. Mõnikord mul inimesed kirjutavad, et tead, mu 13-aastane üldse ei huvitu aktsiatest, kulutab kõik taskuraha ära. Et kas nüüd lapsevanemal ongi nüüd ma olen läbi kukkunud. See rong on läinud, eks ju. Et ja lastel on väga erinevad iseloomad. Mõni hoiab taskuraha, mõni kulutab ära, mis iganes. Aga ütleme, et lapsevanemal ei tasu hulluks mõelda, et see, kuidas laps käitub, see ta ei ole otsene peegeldus, eks ju, mida ta täiskasvanu teeb, seal võib väga palju asju muutuda, eks ju. Aga mida me rahatarkuse kohta teame, on see, et mis on väga suure mõjuga, ongi vanemlik eeskuju. Ja see on väga lihtsalt asjad alustades sellest, et kui vanem istub arvuti taha ja maksab oma telefoniarvet, siis ta ütlebki, et näed, et ma istun siin ja maksan telefoniarvet, et laps saab aru, et siin on mingi raha, mida makstakse selle eest, et sa saaksid seda telefonis internetti kasutada, eks ju. See sama koht, et sa ei harjuta neile sisse mingeid selliseid asju, et raha ei ole. Alati raha on. Küsimus on alati valikutes, et miks me seda teeme, eks ju. Kelle käes, miks ja mis valikuteks, eks ju. Et see jooksvalt on normaalne teema, millest rääkida. Et see, mõnikord pannaksegi võib-olla see, et laps on tubli edasi lükka ja siis äkki tuleb automaatselt kõik täiskasvanu. No ei tule. Et ikkagi see rahatarkust tuleb jooksvalt õpetada. Aga mina olen ka võib-olla inimesi ehmatanud sellega, et mina ei tegele aktiivselt sihitult, et ma õpetan lastele rahatarkust, kuigi ma vanem laps on 2. klassis. Vaid lihtsalt, see on lihtsalt igapäevaselt normaalne teema, millest me räägime. Too mingid näiteid veel, kuidas, mis hetkel ta tuleb sul peres nüüd üles? Ei ma ei tea, näiteks mul on laps tuleb koolist aegalt mingisuguste huvitavate küsimustega, millalgi 1. klassist ta tuli koju, et emme, kas me oleme rikkad? Väga hea intrigeeriv küsimus, mida hakata arutama, eks ju. Või see sama koht, et kuule, et ma tahan, et ostaksite mulle selle, eks ju. See on väga palju võimalus rääkida. Miks sa arvad, et me peaksime, kas sa arvad, et see on seda raha väärt, eks ju. See sama koht, et kuule, et ma tahan minna kinno, et mul on vaja vaata mingit taskuraha, okei, et aga kui palju seda raha on vaja, milleks sa seda kasutad, eks ju. Et lihtsalt sa kasutadki igapäevaseid tavalisi
vestlusmomente selleks, et rahast rääkida, sest väga paljudel täiskasvanutel üks suur probleem nende raha suhtumisega ongi see, et see raha küljes on mingi emotsioon. Seal on kas mingi piinlikkustunne, häbitunne, mingi puuduolemise tunne või nagu ebamugav seda teemat ette võtta ja nii on nagu väga raske rahatarkust õppida ka, kui see sinu jaoks on ebamugav ja sa kuskil ikkagi arvad, et kõik need inimesed, kes nagu, kellel raha on ikkagi nagu tropid. Ja meie vanust... Need uskumused, et aus tööga rikkaks ja raske tööga saab ainult... Rikkad on ebaausad, jah. Ja kõik muud siuksed asjad ja siis muidugi jääb siukene taak sinna külge, et ma pean nii palju rabelema, et üldse midagi ei teinud. No jah, ja meie vanematel oli, ma arvan, väga paljudel oli see, et rahast ikkagi ei räägitud. Et kui räägiti seda, et seda ei ole ja see ei olnud nagu teema. See eeskuju koht on jumala äge, sellepärast, et naise vend teeb igast kontserdid asju tegi sinna omal ajal ja siis väike, siis ma mõtlesin, kus mul plikal, nagu vanemal plikal tuli see nagu ettevõtlikkuse geeni ja asjad olid sisse ja siis mul naiska hakkas sinna küpsetama erinevaid küpsetisi ja siis mul 1-2-3 aastaselt see laps, kes meil tihtilugu kaasas. Ja siis üks päev oligi, ta oli nagu jagas ära, et mis asi raha on, tuli esimesse klassi jõudnud naabriplikadega meil seal laagris maja ees, neil on mingi laud pandud ja siis mõtled nunnupallid, üksed kõik plikad ka. Siis müüsid seal viinerpirukat ja morssi rämeda juurdindlusega veel ja siis tulid inimesed, nii nunnud olid, kuidas sa lähed mööda on ja siis tulid tuppa ja ma mäletan seda hetke, kuidas nad hakkad seda raha jaotama. Ja siis nagu see nii pull oli nagu kuidagi seda toetada seda asja, et oota, mis kokkulepet teil ennem oli? Kes üldse investeerib? Mis asi investeerimine on? Et kes need asjad üldse ostis ja mis nad sinna laua peale panid? Sest nad jaotasid kõik selle poti kolmekis ära. Vaata, see teine variant on see, et sa oleks võinud olla see lapse arv, et mis te mingit rumalust siin teete ja hakkate inimesi tänaval tüütama ja keegi ei taha ju. Ja isegi vaata, kui nad oleksid teinud ja mitte keegi poleks ostud, see oleks ka olnud õppetund. Oleks saanud sellest järeldada, et mida teinekord teistmoodi teha, eks ju. Et see sama koht, et kui laps kulutab taskuraha ära, jumal okei, see on ka vajalik õppetund, et täiskasvanud õpivad seda ka mõned päris kaua, et kui raha ära kulutad, siis ta ongi otsas. Kui palgapäeval raha on otsas, et siis on valus pärast hiljem. Väga hea, väga äge. Mis on sinu nagu järgmine suurem unistus või tegevumise ettevõtad, et olen kuulnud, et sul mõned novellid siin sahtlisse kirjutatud ja et kas on, mis sinul nagu järgmine eesmärk on? Maja on valmis, lapsed on olemas, rahatarkuse maailmas on ikkagi päris suured töötud, raamatud on läbi. Ennem küsisime ka, et stuudio kuulejatel ka, et ennem küsisime, et lahutusplaanis ei ole, et nagu mõnes saates on olnud, et ei ole. Ehk siis, et mis on see, et mis on järgmine? Tead, see on väga hea küsimus, sellepärast, et tõesti mul see aasta nagu on üle pika aja täiskasvanu elust tõenäoliselt esimene aasta, kus mul ei olegi selliseid suuri sihti, et nagu saigi nagu nii palju asju korraga tehtud ja mingid projektid lõpud ja eelmine aasta mul tuli see raamat välja, kõik asjad tulidki nagu korraga. Ma olen ise öelnud ka, et tõenäoliselt esimene siht võiks olla see, et võiks mingi normaalne uni aasta, et siis hakkab nagu aju päris hea midagi, et taaskord, et ootused on madalad. 3 lapsega puhata. 3 lapsega puhata, et mul on sellised utoopilised soovid, eks ju. Aga eks sealt edasi ongi see, et tegelikult ega nagu öeldud, ma ei ole kunagi nagu sellist päris nagu väljalülitamispausi teinud, et et ma kogu aeg olen siin ja seal mingeid asju teinud ja ma olengi võib-olla praegu sellises kohas, et mul tuleb kogu aeg postkasti igasuguseid huvitavaid pakkumisi, küsimusi ja asju ja ma saangi elada sellist elu, et ma mõtlen, et kas see on huvitav või mitte, et mitte nii, et palju sellest makstakse veel, et kas ma saan seda raha teha, vaid see, et kuule, et tundub nagu huvitav, nagu löön käed külge ja vaatan, mis saab. Täiega äge. Ja äge, et sa siia podcasti ka olid nõus tulema ja siia meile aja andma. Nii et meil on selle üle ka tohutult hea meel. Aga me hakkame siin kokku võtma. Meil on lõpus on siuke väike siin teise hooaja traditsioon on see, et küsime paar siukest väikest kiiret küsimust, et lõpeta lihtsalt nende raha need ei puuduta, aga võib-olla sinu puhul puudutavad, siis saad vaadata, et mida sa vastad. Et ehk siis lõpeta lause. Küsime korda mööda siis. Ma alustan. Selle rubriigi nimi on kiire lõppmäng. Või siis kähkukad. Aga alusta sina siis. Ei, ma tahan ikka. Sa need magusamaid küsida. Okei, davai. Ma siis võtan need lahjemad. Väga hea ema kõige tähtsam omadus on? Sisemine rahu. Sisemine rahu. Keegi Kung Fu Pandat vaadanud päris palju. Sa ise oled nagu chill. Ja nii ongi. Sest kui sul ikka süütenär on lühikene, siis ikkagi läheb väga keeruliseks. Siinkohal ma soovitan absoluutselt kõigile vanematele
vaadake Kung Fu Pandat esimest, teist ja kolmandat osa ja vaadake seda vanemluspilguga, sest seal õpetab päris palju neid zen-momente, mida läheb vaja, eriti kui sul on 3 last ja mõni nendest näiteks on 1-aastane. Väga äge. Ühe eriti ägeda paarisuhte salajane koostisosa. Väiksed üllatused. Ja väiksed üllatused. Seda me oleme ka... Näiteks ma tulin eile õhtul hilja koju ja siis kommikarp oli laua peale ja siis ma küsisin mehelt, et kuule, kas hullult tahaksid ära süüa, kas see on midagi jaoks. Ta oli mingi, et ma ostsingi selle sulle. Ja siis ta tegi nalja ka, et see oli mingi 8-eurone kommikarp, sest ma elu sees endale ei raatsiks osta, aga sulle raatsin, eks ju. Aga täpselt selline nagu nii väike asi, eks ju. Ja kohe oli nagu hea tunne koduuksest sisse astuda. Ehk siis suured üllatused samamoodi olulised, aga väiksed üllatused ka, et oleks igapäevas olemas. Et seda on eriti laste kõrvalt, et seda on suhtele väiksed pisikesed fookused. Aga Kristi oskab sõpradele suuri üllatusi teha. Kuule, ma vahepeal olin rase, sündisin lapse koroona ajal. Okei, mul on järgmine. Parim kingitus, mida saab vanem enda lapsele anda? Elusse kaasa. Elusse kaasa, jah. Turvatunne. Kuidas sa turvatunnet annad lapsele kaasa? Turvatunne ongi see, et ta... seesama, et kui laps teeb jutumärkides... Ma tean, kuidas ei ole. Et kui laps teeb jutumärkides pahandust, siis ta julgeb sulle rääkida. Et see kandub ikkagi ka täiskasvanu öelda, et kui midagi on halvasti, tal on mingi mure, mis iganes, see, et ta julgeb tulla sinu juurde rääkima, ilma et sealt tuleks kohe vastu see, et sa oled halb või oled ise süüdi või mis iganes. Et see turvatunne. Ja see saab olulisemaks juba enne täiskasvanu perioodi seal teismeeas. Et see on nagu, sa oled tänulikis endale, kui sa oled seda turvatunnet loonud. Omast käest võin kinnitada, et juba siukene just kooliiga, sealt hakkab pihta, et see on nagu lahe, et kui lapsega teed üks-ühel aega ja ta julgeb rääkida, mis tal praegu need mured on, mis koolis juhtus, mis on siis sa tead, et okei, et siis teismiga on juba nagu nii-öelda baas laotud. Kena. Ja teile on, sul on hea küsimus, te olete seal 20 aastat koos olnud. Kõige paremini aitab pikaaegses suhtes kirge hoida. Mis asi see on, jah? Kirg on siukene värk, pilgud ja lähed lihtsalt, et 1-aastase lapse puhul võib seal kõrval võib. See on ikkagi lihtsalt endale võetud aeg. Et tegelikult nagu, see on see koht, kus tuleb nagu isekas olla. Et võib-olla nagu see, et ma kõrvalt näen, et mõnikord nagu, kui neid lapsi on palju, siis nagu upudki ära kõikidesse asjadesse, mida neil lastel on vaja. Ja siis mõnikord ikkagi see, et ei, et meil lähmegi, meil on date night või nüüd lähetegi vanaema juurde, et sa nagu võtad seda aega endale päriselt, kus nagu 2 täiskasvanud saavad omavahel täiskasvanutena rääkida ilma, et keegi kuskilt sakutaks. Et see üldse sellest ema ja perenaise rolli või isa ja peremehe rollis sealt üldse välja saada, et sa üldse saad sealt nagu seda välja. Ja see, mis enne teid ka, eks te kasutate koristajaid, lapsehoidjad, et tuli meelde see, koolitusel ka oleme jaganud, vaata mõnikord on see teemaks tulnud, et Harvard ütleb ka sama, et ta tegi uuringu ka ju, et paari suhte õnne uuring ja tuli välja, et need paarid, kes kulutavad raha enda aja ostmisele, on õnnelikumad. Võib arvatleda ka seda, et seos on selles, et neil on võib-olla raha, mida kulutada, eks ju, et annab ka mingi turvatunde koha, aga et otsene seos on ka sellel olemas. Ehk siis ikkagi see paari suhtele panustatud aeg on ikkagi väga oluline. Kirg on oluline ja tuleks sisse. Täiega. Aitäh sulle, Kristi. Üliäge vestlus oli sinuga täna, mul täiega meeldis mõnus see minek oli, olen raudpolt kindel, et iga kuulaja ka siit sai mõnusalt nagu kaasa. Meie poolt on väike kingitus ka sulle, see tuleb sulle digitaalselt siis nii-öelda pärast e-maili peale. Muutusse rännakule saad minna koos kaasaga, võtta endale aja. Selles suhtes suure tõenusega sa võib-olla magad lihtsalt 3 tundi. Võib-olla lihtsalt. Aga see on ka alati väga suur kingitus. Jah, ehk siis sa saad 3 tundi mõtestatud ilusa mõtterännaku, väga ägeda muusikasaatel oleme ise käinud, et tõesti on mõnus õhtupoolik, mida saad endale valida ja väikse date night'i teha ja minna ka kultuurikeskusele muutuse rännakule. Nii et ja kuulajad kindlasti kasutage seda sooduskoodi PAPSID, kui soovite ka minna ja koos Kristi Saarega sinna magama. Aga tühjade kättega käes, sest ma annan pärast Kristile kaasa siit ka Mees 4 raamatu, ise kirjutasin, värviline, saad tutvuda siis selle eluga. Rakvere külje alt. Kusjuures Rakverest on siin juttu küll, et Uljad ja Kadrinad ja kõik siuksed asjad tulevad siin sisse. Et saad tutvuda sellega. Aga veel kord, aitäh sulle ülimõnus oli, et sa meie kuulajatele ka seda rahatarkust jagasid ja
teie, kõik, kes te meid kuulate, vaatate, palun see subscribe, telli, nupukene, hästi väike liigutus teile, et pange see peale, aga meile on see suureks kasuks, aitab podcastil levida ja jõuda rohkemate inimesteni. Nii et palun vajuta seda ka ja julgelt pane ka kommentaare iga podcasti alla. Mis sul meeldis, mida võiks veel rääkida, kas kutsume näiteks Kristi tagasi siia, räägib meile, kui ta on lahendanud, välja muukinud selle, kuidas 1-aastase lapse kõrvalt näiteks 6 tundi järjest magada või kõik siuksed asjad. Rahulikult meile kirjutada ka. Ja need andke teada ja kohtume jälle 2 nädala pärast. Aitäh teile!